aga need ei olnud ikkagi päris sellised, nagu Porsche neid kunagi tehasest külge pani. Ja nüüd paar aastat tagasi Porsche otsustas, et nad Porschega koostöös teevad uuesti originaaljooniste järgi täpselt õige detaili. Kuule, tead, paneme saate käima ja siis räägime kohe edasi, mul sellega seoses. Esimene küsimus, et mis auto käima pandi? Ma pakun, et sinu Maserati. Ja, õige. Kuule, aga räägime veel sellest tulest edasi. Kui me hakkame sind kohe tutvustama, siis ma ikka pean ära tutvustama ja siis räägime edasi. Et täna on saatesse tulnud Georg Maibu ja Georg on Luksep. Jah, mehaanik. Porsche maailmas tehnik. Tehnik. Just, kusjuures ma enne mõtlesin just, et kuidas nagu nimetada, et kunagi öeldi Luksep, siis vaatad, et on mehaanika öeldakse ja siis on tehnika. No see on saksakeelne sõna. Jah, ilmselt. Porsches igatahes öeldakse tehnik. Meil ükskord koolitusel üks kaasõpilane ütles midagi sellele koolitajale, et me oleme Porsche mehaanikud, et me peame niimoodi tegema, siis vangutas pead. Ei, mehaanikud on Fordist, meil on tehnikud. Okei, ma üritan aru saada, et mis see nagu vahe on, et kas see on nagu ongi see, et on nagu Saksa, Ford on, eks ju, Ameerika päritolu. Ja võib-olla seal ongi, et mechanic. Ma arvan jah, et see technician tuleb äkki rohkem saksa keelest kui see mechanic. Väga huvitav. Meil oli alguses väga huvitav jutt. Ma ei tea, kas räägime kohe seda edasi ja siis räägime, kuidas sa sinna jõudsid. Räägime jah, sest et see tulede värk on nagu, see on minu arust kõikidel autodel, või ma ei tea, kõikidel, aga paljudel on see häda vanadel autodel, et nagu plastmass osad häda on. Et kui on nagu tuled ja mingid plastikjupid. Jah, need ajaga lähevad tuhmiks ja see hapraks läheb see materjal. Ja siis lõpuks on see, et neid ei ole mitte kuskilt saada. Jah, aga õnneks jah, Porsche on leidnud lahenduse. See tuli seal kaane peal on 911F mudeli taga tuli, mida ei olnud pikki aastaid originaalina saada. Oli hästi palju järele tehtud tulesid, aga a la USAs on neid Concours d'Elegance võistlusi, siis seal nagu ikkagi hinnati seda, et kui sul on see täpselt õige tuli, nagu sealt tehasest on külge pandud. Ja nüüd paar aastat tagasi Porsche koostöös Boschiga hakkas uuesti originaaljooniste järgi täpselt seda õiget 911 tagatult valmistama. See tähendab seda, et joonised peavad olema ka Boschil ja ilmselt peavad olema Boschil ka mingisugused vana aja tööriistad olemas kuskil laos või siis tehakse kuidagi tänapäeval ma arvan, uuesti järgi. Nad tegid need tööriistad vanade jooniste järgi uuesti. Jah, nende klassikute taastamisega ongi see huvitav lugu, et ma ei tea, kui Porsche on vist markidest ainus, kes või Mercedes pakub ka sellist nagu head klassiku tuge. Mercedes vist pakub aga ma ei tea, kas nad nagu nii palju panustavad sellesse kui Porsche. Jah, no ongi, et meil on siin laua peal on ka natukene nagu Porsche sellist kirjandust ja pärast ma panen sinna Instagrami mõne pildi ka nendest trükistest, aga lihtsalt on see, et antakse välja terveid raamatuid, pakse raamatuid, mis siis käsitlevad ühte, teist või kolmandat osa ja on olemas siuke classic news nii-öelda ajakiri. Aga kellele seda saadetakse? Seda ei saadeta, see tuleb anda käest kätte, kui klient tuleb esindusse. Et seda ei ole nii, et me saadaks seda kõigile. Okay. Ma mõtlesin, et võib-olla see, et sa oled endal lasknud selle Porsche taastada tehase esinduses ja siis umbes oled nii-öelda subscription'id on ja siis saad kogu aeg seda. No Porsche soovitab, et ikkagi personaalselt sa annad selle kliendile üle ja see põhimõtteliselt see toob ka kliendi esindusse, et ta tulebki, teab, et see uus ajakiri näiteks on välja tulnud ja siis ta tulebki sinna esindusse midagi muud näiteks vaatama või tulebki ainult selle ajakirja pärast, aga siis saab temaga seal rääkida ka kõigest muust ja soovitada talle mingeid asju. Aga
kuule, aga lähekski äkki sinna, et kuidas sa üldse sattusid selle asja peale, et ma tean, et meie kohtusime ju enne seda, kui sa Porschesse läksid, aga et kus sul see auto remontimise pisik üldse tuli ja mis sa, kuidas sul see elu siia on kulgenud nii-öelda tehniku mõttes? Ma ei tea, autopisik on mul juba väiksest peale küljes olnud. Aga peale keskkooli ma läksin hoopis TTÜ-sse majandust õppima. Aga siis ma paari aasta jooksul sain ikka aru, et see ei ole ikka see minu teema ja siis ma läksin Tallinna Tehnikakõrgkooli autotehnikat õppima. Ja siis samal ajal ma ostsin endale oma esimese Alfa Romeo. Ja sel ajal oli päris populaarne Alfa Romeo foorum. Sealt sai nõuandeid, kust mida leida, infot Alfa Romeo ürituste, klubilise tegevuse kohta. Ja siis üks päev ma nägin seal kuulutust, et Tallinnas kavatsetakse avada uus Alfa Romeo esindus. Ja siis ma kirjutasin kohe, saatsin oma CV ja käisin vestlemas ja üks nagu mõtlengi. Üks minu eelis oli see, et minu nimi on Georg ja selle ettevõtte asutajate väikse poja nimi oli samuti Georg. Ja siis nad nägid selles mingit märki. Väga huvitav. Okei. Ja siis ma töötasin 6 aastat Alfa Romeo esinduses Tallinnas. Aga siis, kui sa sinna läksid, et kui suur sul see nii-öelda tehniku kogemus oli? Enne seda ma töötasin, mul üks klassivend tegi autoremondi töökoja, kus käis absoluutselt kõiki automarke. Pidi küll tegelema algselt Jaapani autodega ainult, aga tegelikult ma nägin enam-vähem kõiki marke, mis Tallinna teedel vuravad. Et ühesõnaga, siis sul olid põhilised töövõtted olid juba käes, juba nagu enam nii palju polte puruks ei keeranud ja ei loopinud mutrivõtmeid, kui mingi asi lahti ei olnud. Ja see oli tegelikult väga hea kool, et ei keskendunud ainult ühele margile, vaid see avardas ikka väga palju silmaringi ka. Et autod on konstrueeritud üsna erinevalt teinekord? Ja, seal ikka on omapärasid. Kas konstrueerimine on üldse õige sõna või see on engineered, kuidas eesti keeles? Ma ei tea, kuidas engineerid eesti keeles paremini. Ikkagi konstrueeritud äkki või pigem. Inseneeritud on nagu imelik. Jah, see ei kõla nagu päris õigesti. Okay. Ja siis oli Alfa Romeo aeg? Ja, 6 aastat Alfa Romeos. Aga mingi hetk me kolisime esindusega Tammsaare ärimajja, kus kohe ka kõrval oli Porsche esindus just avatud. Just. Õigemini meie töötasime juba paar aastat seal majas ja siis kolis kõrvale meile Porsche esindus. Ja ma mäletan, et läbi Alfa garaaži sõideti Porsche garaaži. Ja, just. Ja ma nüüd mõtlen. Ja kuna selle Porsche esinduse paljud töötajad olid tegelikult Itaalia auto taustaga, kes oli varem Alfa Romeo maaletooja. Siis ma teadsin neid inimesi juba peaaegu 6 aastat. Ja siis mingi hetk ma kuulsin, et nad plaanivad avada uue esinduse. Me rübistame šokolaadiga, kui keegi kuuleb. Porsche šokolaadiga, mitte niisama šokolaadi. Ja ma pean selle šokolaadi ära sööma. Ja, söö ära. Ma võtan ka lonksu kohvi. Ja siis ma rääkisin nendega, et kas oleks mingi võimalus ka nende uues esinduses tööd saada. Ja kuna nad olid näinud, et ma just Alfa esinduses vabal ajal taastasin enda vanaisa jalgratast. Ma mäletan seda. Mis on pärit kuskilt esimese ja teise maailmasõja vahepealt. Sa tegid mingisuguse puidust pakiraamidele ka? Ja, just. Ja siis sellest
ajendatuna nad küsisid, et neil on võimalus, et Porsche esindusest saab Porsche ametlik klassikpartner. Ehk siis selline esindus, kes tegelebki ka klassikaliste Porschedega, nende taastamise, hoolduse, kõige muuga. Ja siis nad pakkusidki mulle, et kuna mind tundub, et sellised vanad asjad huvitavad, ja neil olekski just sellise huviga inimest sinna vaja, et ja siis nad pakkusid mulle seda võimalust. Aga klassikpartner, nagu iga Porsche esindus ei ole ju klassikpartner, et palju neid üldse on või kuidas see värk käib, et? Neid tänaseks on äkki 50 ringis. Ja see on kogu maailmas siis või? Jah, meie olime 19. Aga siis on see ju viimasel ajal ju päris kõvasti kasvanud. Jah, see, kas just viimasel ajal, ma olen nüüdseks juba 10 aastat Porsches töötanud. Ma kuidagi mäletan veel neid alfa aegu ka, et siis aeg läheb lihtsalt. Mulle tundub, et ei olegi nagu nii kaua aega tagasi, aga tegelikult vist on, jah? Jah, just märtsis ma avastasin, et 10 aastat sai täis. Aga jah, lähiriikidest lähim klassikpartner on lõuna pool on Ungaris ja põhja pool on Norras. Ja see ongi siis kõik, et ütleme ümber või Skandinaavia riikides ongi ainult Norras ja Eestis, või Eesti ei ole Skandinaavia riik, aga jah. See on ju väga unikaalne värk, aga kuidas just, et see mõte tuli, et Eestis siis see mõte tuli neil, aga mõtlen, et üldse et selline Porsche klassik asi siia teha, et seda ma ei teagi, kust, ma ei ole küsinud, kust või see ongi, äkki mõte tuli sellest, et sina remontisid jalgratast vanaisa oma ja siis vaatasid, et siin on nagu selline tüüp, et peaks kuidagi võib-olla tõesti, jah. Aga ei, ma päris kindlalt seda põhjust ei teagi, et miks just see suund valiti. Aga siis mis tuleb teha selleks, et saada Porsche klassik tehnikuks? Selleks tuleb käia Saksamaal kõvasti koolitustel. Esimesel aastal ma saingi, ma arvan, 5-6 korda kindlasti Saksamaal käia. Kui pikalt need kõik need olid sellised umbes nädalased, mõni oli 4-päevane. See on siis, istute seal mingisuguses toas ja räägitakse või ikkagi võtate asjad kätte ja näidatakse, kuidas keerata lahti? Oli ka palju teooriat, aga enamus oli ikkagi praktika. Et olid toodud muuseumi kogudest autod, mille peal sai siis näha erinevaid mingeid tehnilisi lahendusi proovida. Ja siis ka näiteks mootorikoolitus oli selline, et Porschel on ka enda klassikute taastamise töökoda. Ja sinna toodud auto pealt oli võetud mootor maha ja siis see mootor toodi meile sinna koolitusele. Meie võtsime selle otse auto pealt võetud mootori lahti, panime kirja, mis uusi detaile on vaja, mis on viga, mõõtsime, kontrollisime. Ja siis nädala lõpuks me panime pooleldi kokku selle mootori. Okei. Sest mul sellega seoses tuli nüüd meelde mul ei ole see Taadi nimi meeles. See, kes Volvoga sõitis mingi, palju ta oli, 4 miljonit kilomeetrit. Siis ta vist suri ära, aga selle Volvoga sõidetakse edasi nüüd. Okay. See on see 1966 aasta see ilus Volvo. P1800, jah, just. Aga selle lugu on, seal on üks selline lugu, et kuskilt lugesin, et mootor hakkas hästi regulaarselt vahetas õli ja hooldas on ju autotega, siis kui auto oli sõitnud umbes 900 000, eks ju, et siis oli kuidagi inglise keeles oli, et rough running või kuidagi nagu, et siis mõtles, et võtaks lahti, et ikkagi peab vist remontima. Aga siis võeti lahti, aga seda põhjustas mingi muu asi, et tegelikult ei olnud vaja remontida. Aga siis remontid ära ka. Aga siis tahtsingi sellest lähtuvalt küsida, et aga hea küll, et võtate selle lahti, et mida te seal mõõdate ja mis mingisugused silindri... Jah, mõõdame, kas kolvitsilindrid on kulunud või veel normaalses mõõdus, et võib uuesti kokku panna. Et vahetatakse mingid kollirõngad ära ja läheb edasi? Põhimõtteliselt küll, jah. Okei.
Nendel mootoritel vähemalt küll jah, seal midagi katastroofilist ei olnud. Ja Porschega on ju üldse see, et sina oskad täpsemalt öelda seda, et see jutt, et 991-sid, mis on toodetud maailma ajaloo jooksul, et neid on umbes 70% jätkuvalt sõidukorras, et kas see vastab tõele või mingit, ma olen kuulnud sellist numbrit? Ja see oli kõigist toodetud Porschedest 70%. Kõigist toodetud? Okei. Sest ma mõtlen, et need Cayenne küll ei saa olla nii. Ma arvan ka, et viimasel ajal nagu väga ma ei ole kuulnud, et Porsche seda sloganit kasutaks, et ju siis Cayenne ja vanemad Panamerad ja need on natukene toonud alla seda protsenti, aga ma arvan, et sportautodest küll julgelt 70% on endiselt liikvel. Ja praegu ma olen vaatanud, et eriti kuidagi, ma ei tea, eriti huvitavaks, aga mina Margus Hans Kuuse sellest 100 autost miski pärast Porsche 911 Turbo oli see, mis mulle nagu oli tempel mällu igaveseks, et ma ei ole jätkuvalt sellest 911 unistusest loobunud, aga küll aga ma olen vaatanud, et boksereid saab juba nagu päris bokstereid Peugeot bokstereid bokstereid saab päris mõistlike hindadest, aga on tasub osta. Kusjuures boksteri hinnad on ka minu arust juba tõusutrendis pigem. Põrkavad üles juba? Ja. Pagan. Siis ma olen jälle hiljaks jäänud. Jah, see on paljude autodega niimoodi. Ja, tundub, et need odavama otsa autod, need on kas varuosadeks lammutatud või ära kadunud ja mis vähegi nagu korralikud on need juba, nende hinnad on ikka tõusutrendis. Nii. Aga jah, et kui Porschel on nii palju autosid veel sõidus, siis tähendab seda, et kas nad on nagu, miks see on niimoodi, et kas seal on mingisugune, üks asi on omanike kirg, aga teine asi on võib-olla, et nad on kuidagi ka ehitatud selliseks, et sa saad neid remontida või kas ka praegu uued, et uutel ei saa isegi ju 911-del isegi mootorit vaadata omanik on ju. Jah, näed ainult oli korki ja otsedeliku korki. Just. Et aga kas nad on ka remonditavad, et ütleme nii, et mingi näiteks lähen poodi, ostan loteriipileti on ju, ja siis homme tulen, tore, et ostaks ühe 911. Et kas mul on nagu, ja siis mõtlen, et nagu sõidaks selle 911-ga näiteks nii kaua kui kannatab on ju, mingi äkki nagu, ma ei tea, jumal annab mingi 30 aastat või 40 või midagi. 30 on hästi, 35. Et kas seda autot nagu tasub osta või siis see on nüüd mingisugune uue maja toode, kus siis, mis on ehitatud niimoodi, et kurat läheb katki ja peab ära viskama? Ta ikka päris selline uue aja toode ei ole nagu paljud. Et see on nagu Jay Leno ütleb, et kuidas ta ütleb, et mechanical things break down on ju, ja siis sa saad aru, vaatad, et katki, aga siis on electronic things, et just deteriorate, ja siis nad on nagu mingisuguses mustas kastis, ja siis täpselt aru ei saa, et siis vahepeal töötab asi, vahepeal ei tööta. Jah, seda on küll, aga jah, pigem sellised kestvaid autosid üleüldiselt ehitati minu meelest kuni sinna 90-ndate keskpaika või 90-ndate lõpuni. On selline teooria, ma ei tea, mis sa arvad sellest, et sellel ajal umbes või siis avastati siis 2000-ndate või 90-ndate teises pooles võib-olla või 2000-ndate alguses, et põhimõtteliselt arvutusvõimsused läksid selliseks või hakati ühesõnaga insenerid oskasid arvutada, kui palju mingi asi vastu peab. Ja siis sama Volvo mootor, selle kohta on mingisugune video, et kuna nad hakkasid vist tootma seda 60-ndatel, eks ju, mis siis nimetatakse seda vist Volvo Red Blockiks, on ju. Et siis nad ei osanud, nad tahtsid teha vastupidavat autot, aga nad ei osanud täpselt nagu arvutada, et kui palju nad peavad sinna, et kui palju see vastupidav on. Ja siis tegid igaks juhuks nagu ülemõõdulise, see on nii palju ülemõõduline, et seal videos näidati isegi seda, et siis selle Red Blocki ja siis praeguse siis mingisuguse suure
reka nii-öelda seda Väntvõlli kaela vist või. Ja siis on, need on nagu suhteliselt sarnase mõõdus on. Jah, paralleel tuua Porsche maailma siis ka 911, esimese 911 mootor, mis oli alguses ka 6-silindrine Boxer, aga 2-liitrine. Siis põhimõtteliselt see sama plokk jõudis 90. lõpus 3,8 liitriseks. Oota, mis aastal see algas? 65. Jah. Et okei, seal natukene tehti muudatusi, aga ala kuni sinna 3-liitriseni oli see põhiline mehaaniline osa nagu sama, selle kohta isegi on kuskil, ma olen lugenud, et Porsche juhtkond oli, et oleks nad teadnud, et see nagu nii üledimensioneeritud on, et siis nad oleks ka lasknud ikka natukene kokku hoida ja mitte nii suure ressursiga seda asja teha. Ja siis praegu on ju veel see asi ka, et on need nii-öelda hooldusvabad käigukastid ja transmissiooni osad, et millega kohta öeldakse, et mitte kunagi ei tule õli vahetada, et mis sa sellest jutust arvad? Et kui ma seda õli vahetan, et kas on halb või hea? See on kindlasti hea. Et jah, pigem öeldakse, et see eluaegne õli ongi kuni käigukasti eluaja lõpuni. Jah. Et see ongi siis, et aga et kui seda hooldada, et siis see auto võib sõita võib-olla 2 korda kauem, kui insenerid esialgu arvasid. Jah, kui ma nagu käitun. Nii võib olla küll. Jah, okei. Kuule, aga kui sa seda nagu mutrivõtmed kätte võtsid omal ajal, et hakkasid toimetama, et kuidas seal see õppimiskurv on, et ma lihtsalt omast käest natuke tean, et mina olen nagu üliamatöörlik, on ju, aga et siis mingisugused need töövõtted, kuidas ei saa mingisugust, ma ei tea, polti lahti või mingi lihtsalt nagu oled nagu loll ja ei oska selle metalliga nagu töötada, on ju. Et kas sul ka vahepeal on niimoodi, et silme eest mustaks läks või kui kaua see üldse aega võtab, et sa tunned niimoodi, et sa saad nüüd aru, et vaatad nagu poldile peale ja vaatad, see on nii korrodeerunud, et ma pean sellega tegema seda? Eks mingeid üllatusi tuleb ikka ka siiamaani veel, et vaatad, et võiks ju tulla ilusti kõike lahti, aga tegelikult ei tule, sest aeg on ikkagi oma töö teinud, aga ma ei teagi, see õppimiskurv, see ikka tuligi töö käigus. Aga mõtlen, et kui sa nüüd mõtled nagu sinna pilotaegadesse tagasi, et kus sul tekkis see nagu veendumus, et või millises kohas tekkis nagu veendumus, et nüüd on nagu see, et ma olen ikkagi enam-vähem üsna väga kindel, et ma tean, mis ma teen ja kui kõvasti mingit asja keerata ja isegi ilma dünamomeeter võtmeta. On see dünamomeeter võti, torque wrench, eesti keeles on see just. Ma arvan, et see tunne tekkis äkki, mis kui mul juba mingi 2-3 aastat pilotmootor siis tööd. Jah, et see on ikkagi mingi selline nagu käe ja siuke, kuidas nagu mingi seljaaju värk, et kui sa hakkad kuidagi... Jah, ja see kuidagi jääb nagu väga käe sisse, sest mul on praegugi tihti, meil on digitaalne see Newton-meeter võti, mis näitab 0,1 Newtonit täpsusega siis, ja teeb piiksu siis, kui on see jõud saavutatud. Siis päris tihti on see, et käega tunned, et huvitav, et miks ta ei piiksu, ja siis vaatad, et 0,2 on veel puudu. Okei, et siis on ikkagi väga täpne. Selline küsimus ka, et kas sa kasutad kindaid või sa teed paljakäsi? Ma üritan kasutada kindaid, aga ikka paljudel juhtudel on paljakäsi. Just nagu mingi tunnetuse vahel ikka, jah? Pigem küll. No see on huvitav, jah. Just mõtlen, et see on selline füüsiline töö ja et sa enne saadet ka helistasid, mis ütlesid, et ma hakkan nüüd riideid vahetama, et panema puhtad riided selga. Aga et siis mul tundub, et need inimesed, kes pärast tööd panevad nagu puhtad riided selga, et peavad mustad riided puhaste riidete vastu vahetama, et nemad väga kuidagi podcastides ei käi ja siis nendes reality showdes ka ei osale ja Kroonika ei tee neist ka mitte mingisuguseid lugusid, eks ju. Aga samal ajal on see, et need inimesed kuidagi hoiavad meil tegelikult seda harjumuspärast maailma töös, eks ju. Et põhimõtteliselt et vesi läheks ära ja elekter põleks laes ja nii edasi. Modernse kangelased, kes on nähtamatud.
jaa, aga kui sa alustasid alfadest, et mis sul selle alfa juures kõigepealt, või miks just alfa ja üldse palju sul neid alfasid on olnud, et räägi oma alfa lugu ka. Alfa, ma ei tea, mul on kuidagi juba väiksest peale meeldinud enda see disain ja et üleüldse Itaalia autode vastu on kerge nõrkus. Ja selle GTV kohta ma mäletan, et ma olin äkki mingi 14-15. GTV oli esimene sul või? Jaa. Siis ma nägin Tallinnas 7 ühte GTV Spiderit, samasugust punast värvi, katus maas, ilus päikseline päev oli, siis ma vaatasin, et sellist autot kunagi tahaks. Ja siis ükskord juhuslikult vaatasin ühte avariiliste autode oksjonit Eestis. Ja vaatasin, et täpselt selline GTV mingi väikse kõksuga on täitsa mõistliku hinnaga oksjonil. Ja natuke uurisin sõprade käest, kõigile nagu auto välimus meeldis, aga Alfa Romeo peale nad raputasid ikka pead ka mu töökaaslased seal Jaapani autost, aga kõik olid kuulnud hirmu lugusid. Aga samas keegi nagu reaalselt ise ei olnud omand ja ise ei olnud väga remontinud ka ühtegi sellist autot, et siis ma ikkagi otsustasin, et ei, et ma proovin, et äkki ma saan selle auto sealt endale. Aga miks alfade kohta on hirmu ja õuduslood? Ma ei teagi, ma arvan, et see on sellepärast, et neid on ka nii vähe ja siis puudubki inimestel nagu tegelikult see kogemus. Ma arvan, et on palju nagu kehvema vastupidavusega autosid kui Alfa Romeo. Aga mis seal on? Ja ma arvan, et see müüt tekkis ka sellest ajast, kui 90 alguses toodi Soomest kasutatud autosid, mis oli tegelikult juba ammu lõpuni ära sõidetud. Ja Soome ei ole ka California? Jah, seda ka. Või mitte California või? Kus on need kõige roostavabamad autod? Ikkagi Californias pigem, jah? Vist? Pigem vist, jah. Ja. Seal on jah, pigem väike küpseta pärand auto. Ja, seal on see, et mis on see armatuurlaua, need mõrad tulevad siis. Jah, just. Aga jah, ma arvan, et pigem päris paljudele autodele tulid need müüdid, et need on ikka väga halvad autod. Opelit ka hirmusti sõimati ja mina olen Opeli sõber, kui mul on olnud üks minu ägedamaid autosid oli Opel. Mul on ka paar Opelit olnud ja ainult head mälestused. Sama jah, kuigi roostetasid küll lõpuks, aga ega nad samal ajal, ega nad ei ole mingi, ma ei tea, samal ajal BMW-l on mingi kuidagi nagu hea, ma ei tea, kas hea maine, aga kuidagi BMW, no sa näed hästi palju neid tänaval ja siis just kasutatud, ega tahetakse sõita, eks ju. Et ma saan nagu mingis mõttes aru nende, et no see, kuidas nad sõidavad, et nad on kuidagi nagu sõitja jaoks, nad ongi nagu head autod tegelikult, aga teisest küljest nad kindlasti ei ole mingi maailma kõige nagu kvaliteetsem, või no ütleme, mitte kvaliteetsemad, aga sellised autod, mis katki ei lähe. Et pigem nagu probleeme esineb. Sellised autod, mis üldse katki ei läheks. Toyota Corolla või? Jah, just. Aga miks on niimoodi, et Toyotad ja Jaapani autodega tegelesid ka, mis see seal on, et kas nad on nagu, kas nemad on siis ehitanud oma autot mingisuguse varuga või see on mingisugune teistsugune tööeetika või sellele produktile lähenemine on mingi teine või? Kuidagi see lähenemine pigem vist on teine, jah. Sest ma ei usu seda, et Euroopa või Itaalia või Prantsuse insenerid ei suudaks sama vastupidavat autot teha, et kindlasti suudavad. Ja kindlasti suudaks, aga ma ei teagi, seal on kuidagi mingi, see lähenemine on kuidagi teistsugune neil. Ja. Kuidagi mõeldakse asju rohkem läbi ja samas ka nad ei uuenda nagu liiga kiiresti mingit toimivat tehnoloogiat. No, seda ma olen ka tähele pannud, jah. Et aknanupud kunagi tehti korralikud valmis, siis neid pandi 10 aastat kõigile Jaapani autodele külge enam. Ja siis üks asi, mis ma olen vaatanud, nüüd viimasel ajal on tulnud välja need uued Land Cruiserid, et kandilised nüüd. Ja siis, kui kapott lahti tehakse, et siis neil ei ole
mootori peal ei ole mingisugust katet. Et siis ma mõtlesin, et aga samal ajal teed lahti mingisugused teiste autode kapotte uuematel, neil kõigil on mingisugune plastikkate. Ja mõtlen, et miks neid plastikkatteid üldse pannakse, et nagu tavaline inimene seda nii ei vaata väga, või on see mingisugune, et ta kuidagi hoiab mingit müra eemal või see nagu täpselt aru? Üks eesmärk on müra hoida eemal. Sest Volvodel on vist on see paks mingisugune niisugune foam või mingisugune niisugune... Jah, paljudel autodel on selle plastikkatte ja mootori vahel veel mingisugune müra Porolon. Jah. Aga miks jaapanlased seda ei kasuta, ma ei teagi. No, peab selle Agio Toyota käest küsima, et miks te ei pane. Et kapoti lahti, et auto on nagu paljas kuidagi. Ja miks nii? Jah. Kuule, aga kui sa, ütleme, kui nüüd, et see füüsiline töö on ju, ja siis on see, et see mingis mõttes, ma kujutan ette, et see on nagu natuke nagu sport ka või nagu kõik nagu sellised füüsilised tegevused on see, et sul tekib selline, üks asi on sul nagu teadmise, et sa tead, kuidas need autod on täpselt ehitatud, mis materjalidest on tehtud, millises järjekorras ilmselt asju võetakse lahti ja pannakse kokku, kuidas teha nii, et asjad katki ei lähe, eks ju. Aga siis see nagu selline nagu kehamälu, ma isegi ei tea, mis ma tahan küsida täpselt, aga mul tundub see nagu maru huvitav, et ma lihtsalt ise olen olnud selles olukorras, kus ma ei tea, kunagi mul oli mingi Ford Escort, mis oli kahtlemata kõige halvem auto, mis mul on olnud. Ja siis ma seda üritasin ise vahepeal remontida. Ja siis, kui ma ei saanud mingit asja nagu lahti või sa kuidagi nagu, ma ei tea, mutrivõti ei lähe sinna vahele ja siis sa lõud oma käed ära ja siis see kukub sinna vahele kuhugi ja siis sa ei saa seda kätte ja siis kui pärast kätte saad, siis hakkad seda tagasi panema, siis see seip kukub ära ja läheb kuhugi, kaob ära. Et see on nagu täiesti õudne. Kuidas sa selliste olukordadega hakkama saad? Jah, selliseid olukordi tuleb ette küll, aga ma ei tea, kui sa sellest olukorrast nagu välja tuled või selle asja korda saad, siis see tunne kuidagi nagu korvab selle frustratsiooni, mis vahepeal võib-olla tekkis. Jah, aga kuidas selle klassikute taastamisega, kas seal on ma kujutan ette, et see lõpuks kliendile see hind on märkimisväärne ilmselt, aga kui palju seal on nagu seda sellist ajasurvet peal? Sest ma kujutan ette, et inimene, kes on toonud auto restaureerimisse või taastamisse, ma ei tea, kuidas on õige sõna öelda? No mõlemad on põhimõtteliselt õiged. Et siis on see, et ta ilmselt ei oota seda, et mul on nüüd vaja seda üle homme, et mingi nädalavahetusel sõita sinna, on ju. Et see auto võetakse, ma ei tea, kui tükkideks ta võetakse või kui luuakse mingi vana auto? Oleneb täiesti autost. Oleme teinud täiesti viimse detailini võtnud lahti ja kõik ära taastanud ja pannud kokku, aga on ka hästi palju selliseid väiksemaid töid ja hooldusi. Aga ega paljud kliendid, kellel on mingi vana auto, nad saavad aru sellest, et alati tuleb mingeid üllatusi, et praegu sa vaatad peale, ütled, et ahah, et vahetame need ja need asjad ära, aga siis kui sa lahti hakkad võtma, siis selgub sealt koorub välja veel mingeid probleeme või mis võtavadki aega ja vajavad ka tähelepanu. Ja siis on veel see asi, et kuidas seda öeldakse, et while we are here already või kuidas see, kui see juba lahti on, et siis igaks juhuks vahetame ära ka selle, teise ja kolmanda asja. Ja see ongi aastatega tuleb ka nagu seda kogemust hästi palju, et juba tead, et ahah, et kui me seda asja hakkame tegema, siis sa oskadki öelda juba kliendilt, kuule, et kui me juba seda teeme, et siis vähemalt soovituslik oleks teha ka need ja need asjad. Ka veepump ära vahetada, vana klassika. Jah, õhkeahutusega autodel. Õnneks ei ole. Kuule, tähtis küsimus, ma olen seda mõelnud, et miks õhkeahutusega autosid enam ei tehta? Porsche lõpetas mis aastal? 98. Okay. Jah, 993 oli viimane. Mina olen sellest aru saanud nii, et need autod ei vastanud enam igasuguse aastenormidele ja müranõuetele. Okay. Et vesiahutusega mootor on juba selle võrra vaiksem, et plokis
silindrite ja ploki väliskesta vahel on vedelik, mis ka juba summutab päris palju heli. Aga samal ajal õhkjahutusega autod, või õhkjahutusega mootorid, et kas nad on nad on lihtsamad, eks ju, aga kas nad on ka vastupidavamad kui vesijahutusega või üldse ei saa niimoodi öelda ja küsida? Ma arvan, et otseselt ei ole seal nii suurt vahet, vähemalt Porsche puhul. Jah, õhkjahutusega mootor on oluliselt vähem detaile on seal ja kuigi me ütleme, et õhkjahutus, siis tegelikult on õlil hästi suur roll seal jahutamisel. Mis tähendab seda, et seal on ka siis mingi õige õli peab sees olema? Pigem ma mõtlen seda, et see õlikogus, mis nendes 911 mootorites on a la 90 alguse 911 on umbes 13-14 liitrit õli. See on ju väga palju. Ja väga palju seda jahutamist toimubki ka läbi selle õli tegelikult. Kuule, siis on üks see Porsche küsimus, et see on 911, mis on 996 või, on see IMS laager. Nii, räägi nüüd see lugu ära, et need pidavad kõik katki minema, et kas vastab tõele või mis sellega üldse on ja mis seal juhtus? Kas just kõik, aga ja mis asi see üldse nendega on probleeme küll olnud. See on mootoris siis vahevõlli laager. Selle vahevõlli pealt aetakse siis ringi nukkvõlle ja on osadel mudelitel olnud selle laagriga probleeme, et see laager kulub ära. No mis ta oli siis mingist valest materjalist või alamõõduline või? Just remondikomplektil peab olema siis seal on mingisugune teine laager või mingi parendatud versioon? Jah, Porsche 997 juba on suurem see laager ja on selline, mida saab vahetada ainult siis, kui mootor täiesti algosadeks võtta. Aga nendega on ka palju vähem olnud seda probleemi. Okei, lihtsalt mingi jõud rakendub ja detail on nõrk ja siis lendab laiali. Ja seal neid teooriaid on palju, osad Ameerikas, ma tean, kuna seal 996 müüdi hästi palju, siis seal on hästi palju ka foorumites erinevat diskussiooni sellel teemal. Ja siis seal on ka mitmeid teooriaid, et miks see läheb, et küll on, et need laagrid peaks olema kinnised laagrid põhimõtteliselt, et neil on tihendid, et neil on määre seal sees, aga et nende tihendite vahelt ikkagi läheb mootorõli sinna sisse, peseb selle määrde välja ja selle tõttu need laagrid kuluvad ära. Okay. Ja on ka mingeid erinevaid lahendusi, mitmed erinevad firmad pakuvad oma mingit kõige paremat versiooni. Keraamilist. Jah, keraamilist ja mingi eraldi õlitusega. Ja. Eraldi õlipumbaga. Peaaegu. Jaa. Aga kui sa käisid seal Porsche tehases koolitustel, et tahtsin küsida, et lähed sinna, et siis, kas see on nagu siis selline kosmoselaev? Või mis seal nagu, et kui sa nagu esimest korda läksid sinna, ma saan aru, et seal need erinevad tehnikud, kes on üle maakera kokku tulnud, et kui suured need grupid olid või kuidas see värk nagu käib? Grupis oli tavaliselt umbes 10 inimest ja kõik olid väga erineva tasemega. Oli selliseid, mina olin selleks ajaks umbes aasta aega Porsches töötanud, aga oli ka selliseid inimesi, kes olid ala 70-ndatest Porsches töötanud. Okay. Meil anti koolitusel selline treeningupass, selline väike raamat, kuhu märgiti kõik need koolitused sisse ja siis vaatasid, kuidas mõnel mehel oli neid raamatuid 5 tükki laua peal erinevate kaantega, mille peal isegi koolitaja ütles, et nende kaantega seda raamatut ma ei ole 30 aastat juba näinud. Aga koolitajad ise pidid ka siis olema mingid sellised, ütleme, mehed, kes on 30 aastat vähemalt koolitanud juba, kui jah, või naised, vabandust. Mehed olid seal, kuigi nüüd eelmine aasta tehti Inglismaale klassiku koolituskeskus, et Inglismaa turu tehnikud ei peaks nii kaugele reisima. Inglismaal ma kujutan ette on rohkem neid. Ja seal on naiskoolitaja. Okay. Aga koolitajad ise Saksamaal, üks koolitajatest oli mõned aastad enne seda meie koolituse algust juba pensionile läinud
aga kuna tal on nagu nii suur kogemuste pagas, siis ta kutsuti pensionilt tagasi, et äkki ta on nõus oma teadmisi edasi andma. Ja ta töötab siiamaani, mul just üks kolleeg alustab nüüd klassikute koolitustega ja siis ta sama mees koolitas ka teda. Ja mis on huvitav, see mees on Porsche koos Boschiga töötas kunagi välja seda K-Etronic sissepritset, siis tema on üks nendest Porsche poolsetest arendajatest, kes selle süsteemiga arendusega tegeles niimoodi, et ta on elav entsüklopeedia seal, sa võid ükskõik mida talt selle K-Eti kohta küsida, sest ta teab nagu kohe, mida teeb ja miks see just nii tehti. Kas mul sellel 5-silindrisel kupee Audil oli ka K-Etronic või? Jaa, ma arvan küll. Jah, just. Sellega oli ka, et ma ei saanud aru, et hakkas mingil hetkel halvasti käima ja siis hakkad nagu otsima ja väga nagu ei olegi inimesi, kes sellest aru saavad või kuidas seal Speedsteris jah, legendaarne Hannes. Hannes, jah. Ja siis Hannes lõpuks sai aru, et hoopis seal, no ühesõnaga ta tegelikult oli mingi krae oli selle pistiku või pihusti ümber oli mingi asi katki läinud. Siis ta kuidagi võttis selle välja mingite peenikaste asjadega, ma ei tea, kuidas ta seda tegi ja siis vahetas ära selle autoks käima. Võigimine, asi ei olnud isegi käimises, ta ongi selline nagu lonkava mootor, natuke 5-silindrine, aga tal oli see heitgaasid olid kohutavalt kõrged ja siis müstiliselt asi lahenes ära. Jah, Hannes on karpa lausujaks kutsutakse. Aga see ongi, et see on nagu huvitav, et kuidas seda, et esiteks on see, et mulle tundub, et sellel on nagu selline, selle tööl on selline suur auväärsus selles mõttes, et sa töötad mingisuguse vana auväärse margi heaks, ma mõtlen sina ja siis ka see taat, kes seal õpetab, on ju. Aga see ongi nagu selles, räägitakse siin on elukutse, eks ju, et siis see ongi nagu elukutse. Et sa nagu annad seda edasi, et sa ei ole nagu selline, et hüppad siin ühest firmast teise ja tegeled mingisugust, ma ei tea, turundusküsimustega kontoris. ja siis, kui see inimene ära kaob, eks ju, et see, kas või see vana taat, et siis see on, ma ei tea, kui vana, võib-olla ta ei ole väga vana, aga et siis on see, et see on nagu kogu sellele maailmale, kes selle asjaga on kursis, et see on nagu suur kaotus, nagu päriselt ka kaotus. Jah, kindlasti. Õnneks ta on väga paljudel inimestel edasi andnud enda teadmisi. Ja tuleb jälle meelde vana hea Jay Leno, kes ta rääkis, ma ei mäleta, kas ta rääkis Duesenbergist või ta rääkis mingisugusest ühesõnaga, tal on igasugu imelikke autosid, on ju, auruautod ja mis kõik ja siis Chrysler Turbine Car ka ja kõik, millega ta peab seal tegelema ja remontima, on ju. Ja siis ta ütles, et mingisugune, et umbes selle Duesenbergi ongi, et nagu üks mees on enam-vähem, või mingi aeg tagasi oli mingi üks mees kuskil, ma ei tea, in the Midwest või ma ei tea kus, eks ju, kes veel teadis neid mootoreid või teadis, kuidas see on nagu ehitatud. Ja tema oli ka umbes 90. Ja siis ongi nagu suur mure on see, et kuidas seda nagu vana tehnikat üldse nagu hoida nagu töökorras, sellepärast et ka mingisugused mehhanismid, mis on leiutatud umbes 20-ndatel, mingid mehaanilised ja mingi, ma ei tea, mingi auru ja vaakumi ja kuidas iganes need asjad käivad, on ju, mingite klapisüsteemid ja membraanid. Et siis, et keegi kurat ei saa enam aru, et kuidas see asi nagu töötama peaks ja kuidas see nagu on üldse tööle saadud. Et selles mõttes on nagu oluline jah, et igasuguste nagu mehaaniliste asjadega ka tegeleda. Jah, näiteks Porsche enda selles klassikute taastamist töökojas viimati, kui ma seal käisin, siis nad ütlesidki, et neil tegelikult on mõnes mõttes probleem, et ei ole järelkasvu, kes tuleks neile sinna tööle. Et neil oli iga operatsiooni jaoks üks mees. Üks mees tegi sisusid, üks mees tegi mootoreid, üks mees tegi käigukaste. Et alla kui see mees on haige või puhkusel, siis sel ajal mootoreid ei tehta, käigukasti ei tehta.
salongeid tehti. Ja see on Saksamaal? Jah, see oli Saksamaal. Ja enamus neid töötajaid olid ikka suht eakad seal. Aga kui sina siin Tallinnas teed, et mis on sinu spetsialiteet, et ma kujutan, et autot ei värvi, on ju, et mis sa nagu, mida sina täpselt teed? Autot ei värvi, aga ja otseselt keretöid ei tee, ala pläkitöid ja keevituste sellist, aga kõik muu, mis autosse puutub, põhimõtteliselt ongi minu töö, nii hooldused, mootorid, käigukastid, auto osandamine peale värvimist, komplekteerimine. Et ala mingid istmed ja asjad me laseme teha spetsialistidele, aga kogu salongi kokkupanemine on ikkagi minu töö. Aga salongi kokkupanemisel ka, et kuidas seal, ütleme, et kui tuleb auto ja võetakse see täiesti tükkideks ja siis pannakse kokku tagasi, et kui palju seal osasid nagu ära vahetatakse või ma mõtlen ka kuni nagu mingisuguste, ma ei tea, mutriteni, poltideni välja? Mina üritan kasutada nii palju algseid osi, kui vähegi võimalik. Paljusid, polte mutreid näiteks, neid saab ju, ma ei tea, puhastada, lasta uuesti galvaniseerida ja kõike sellist. Ja igasugu, ma ei tea, salongi detailid, siis kui vähegi võimalik, siis me üritame säilitada ikkagi selle, mis sellel autol on tehasest küljes olnud. Aga muidu on siis saada ka, et kui Porsche Classic toetab seda tegevust, et siis kas, kui palju seal kui detailsed need osad on, et kas seal mingisuguste erinevate poltideni välja, et poldil oleks, ma ei tea, mitte ristpea või ma ei tea, kuuskant, mis on hilisem leiutis ilmselt, vaid et seal oleks need nagu, mis on see slant või see tavaline mingid sellised nähtavates kohtades, ma ei tea, salongi mingite liistude, kruvid, seibid, neid Porsche üritab tarnida selliseid, nagu nad vanasti olid, aga näiteks, ma ei tea, veermikus või mootori küljes mingisugused poldid, mutrid, seal on mindud üle tänapäevastele standarditele väga tihti. Ja siis ma väga palju üritangi kasutada just neid vanade tähistega mingid mutreid, polte ja asju nii palju kui võimalik. Vähemalt nähtavates kohtades kindlasti. Sest et miks ma ka küsin, on see, et mul üks endises töökohas üks entusiastlik isik võttis endale mõtte pähe, et tervitan Aare sind siin kohal, et ta taastab oma vanaisa Moskvitši ära ja teeb sellest siis musta numbriga, ehk siis kuidas see eesti keeles on see? Tunnustatud vanasõiduki, eks ju. Ja siis ta, ütleme, sinna kulutas päris palju aastaid ja ta sai sellega hakkama ja päris palju raha ka. Ja siis aga see ütles, et see nii-öelda see tunnustamise protsess läks tema jaoks nagu kohati juba nagu üle vindi selles mõttes, et seal oligi, et mingid need tunnustajaherrad hakkasid norima näiteks mingi sellise asja kallal, et tal see Moskvitšil läks mingisugune auk, mis läks siis läbi tulemüüri, eks ju, mootori poolt salongi, kust mingisugune voolik või mis seal pidi minema. Ja siis et härrad ütlesid, et see peab olema nagu ovaalne, mitte ümmargune. Et nagu see ei ole nagu õige asi, eks ju, et sa ei saa seda nagu ennist, et sa pead nagu või mingisuguse tihendi pead ära vahetama, aga samas mulle tundub, et see on ainult nagu nende samade nõukogude autode probleem, et mitte probleem, aga et neid autosid nad tunnevad. Nad tunnevad väga hästi neid autosid. Aga ilmselt nagu mingid 911, et nad ei võta sul seal mingit liistu maha ja ei lähe uurima sinna, et mis sul on siin mingi kuuskant või nalja teed või? Seda küll, jah. Selles suhtes lääneautodega on jah veidi teistmoodi see asi, et neil ei ole seda nii palju teadmisi nende autode kohta. Ja. Aga samas need autod, mida nad meil on käinud näiteks hindamas, seal ma isegi üllatusin viimane kord, kui
no vähemalt nad oskasid küsida päris palju, et kas see ikka on nii ja miks see nii on. aga kas sina olid siis nii-öelda see eksamineeritava rollis või kuidas see oli? See oli ühe kliendi auto, mis oli tegelikult Saksamaal taastatud. Aga noh, mina aitasin neil seal seda ülevaatust läbi viia ja seletasingi, et mis on siin näiteks täiesti algupärane ala salongis, istme nahk ja kõik oli täpselt see, et kuigi väljast oli see auto restaureeritud, aga hästi palju oli jäetud nagu tehasest küljes olevaid asju sinna. Ma ei tea, kas sellist kanalit nagu Ian Tyrell workshop on vist või Ian Tyrell. Ühesõnaga, ta tegeleb Lamborghinidega, Ferraridega, Aston Martinid, mingid sellised autod on. Ja siis seal ta on teinud paar, või noh, ühte osa mäletan, tegelikult võib-olla on rohkem, eks ju, on siis üks oli nendest nagu nahkadest, erinevatest nahkadest, on ju, siis nahatüüpidest, et kuidas seal on mingid Connelli tegi, et umbes nagu mingisuguse selles, ma ei tea, no ma nüüd natuke luuletan siin, on ju, aga põhimõtteliselt umbes, et sellest ajast kuni selle ajani oli nagu selline see naha töötlemise tehnoloogia ja siis, kui sa umbes paned selle nagu uuema tehnoloogiaga nagu tehtud naha, et siis on nagu valesti. Ja mulle näiteks Concours d'Elegance'il saad kohe nagu... Jah, mulle näiteks päris tihti hakkab silma, kui on roolid uuesti ära nahatatud. Paljud arvavad, et see rooli nahk on selline läikib, et see on kulunud selliseks, aga tegelikult paljudel autodel ta oligi tehasest selline sile läikib must. Ja millegipärast tänapäeval enamus, kes uuesti nahatavad neid roole, siis nahk on selline matt. Ja, on jah. Ja mul oli niimoodi, et ma mingisugustel asjaoludel, see oli ma arvan 5 aastat tagasi, kuskilt ma sain, vaatasid, mingi tüüp müüb ühte BMW rooli, mis oli see mingisugune 3 kodaraga, aga ma ei mäleta, mis ta nimi oli, aga põhimõtteliselt on ta nagu mingisugune sportrool, eks ju, mida kasutati siis E34 all ja siis sellel kuulsal E30, eks ju, sportroolidena. Ja siis neid oli veel 2 erinevat nagu sellist mõõtu, siis ma sain aru seda, et väiksem rool on väärtuslikum ja suurem rool on, need on tavalisemad, eks ju. Aga siis ma vaatasin, et maru hea hinnaga, et ostsin ära, kuigi mul ei olnud midagi teha sellega. Ja siis hiljem hakkasin vaatama, et no ma ise nagu puhastasin ta ära ja tegin nagu korda ja see nahk läks nagu väga heasse korda, et tegelikult on see, et kui sa kreemitad, et ta võtab selle vana kuiv nahk ja ta kuidagi imab selle sisse, ta on mingi naturaalne värk ikkagi, ja siis ta läheb nagu täiesti selliseks nagu, ma ei tea, nooreks tagasi enam-vähem. Ja siis pärast mõtlesin, et mul midagi teha ei ole, aga seisab siin, et panen müüki. No loomulikult ma müüsin kallimalt maha selle pärast. Aga mis seal nagu oli see, et inimesed kuidagi küsisid, et umbes, et kas see on vana nahk. Ma ütlesin, et jah, see on vana nahk, aga neile tundus see miskipärast nagu halb asi. Aga mulle tundus see vastupidi nagu hea asi, et ta ei olnud nagu kuskilt katki ega mitte midagi, vaid lihtsalt oligi, tal oli mingi loomulik kulumine natukene, aga just mulle tundubki see, et osadel taastatud autodel on, no ma ütleksin nagu kohati lausa nagu rõve, kui see pannakse sisse mingisugune nagu mitte ajastukohane või vale, silmatorkavalt nagu vale mingisugune materjal, et kui see ma saan aru, et selle auto taastamise protsess on ilmselt pikk, eks ju, sa teed mingi selle asja, teise asja ja 3. asja, aga siis on kulutatud mingit, ilmselt nagu väga palju raha selleks, et teha nagu uus mingisugune sisu ja võib-olla isegi minna nagu sellest kanga sisust, nagu on tehtud mingi nahksisu. See on nagu minu arust nagu väga halb asi, mida üldse ei tohiks teha. Ja see auto nagu muidu on nagu vaatad, et nagu selline natuke run down on ju, et pärast nagu päris nagu autot igaks juhuks lahti ei ole võetud, et siis ta igas üllatusi tulema, et kui sa hakkad teda värvima veel on ju, seda ei jõua teha, aga seest on nagu selline mingi pühade muna nagu üle vindi nagu kui sisu, et see nagu no-go. Jah, sellised asjad torkavad jah, mulle ka päris tihti silma. Või see, et kui kõik muu on auto näeb välja täpselt nagu tehasest, aga näiteks raadio on pandud mingi tänapäevane.
ja. Kuigi et on näha nagu, et autoga on väga palju vaeva nähtud, et see on nagu nii väike lisasamm veel, et nagu see ka teha ajastu kohane. Porsche puhul on tore see, et nad on hakanud tegema neid vana väljanägemisega uue sisuga raadio, et mis on nagu väga kihvtid. Ja ka Blaupunkt teeb nüüd. Ja, et muidugi maksavad mingit üüratut hinda vist, aga ja. Ega see auto taastamine ka vist mingi 250 ei ole, 320. Ja, kuule, aga nendest raamatutest veel, mis siin on. Nii, see üks raamat nüüd oli see, et selle peal on tagatuli. Seal ma saan aru, on mingisugused vedrustuse asjad. Amortisaatorid. Porsche 959. Auto, mida on toodetud alla 500 auto. Ja, see on täiesti pöörane auto. Need maksavad praegu vist kuskil 2 miljoniga ei saa vist. Või ütleme saab, kui hästi läheb. Käisin just Essenis Tehnoklassikal, seal oli üks 959 väljas hinnaga 2 miljonit. Oma ihusilmaga näinud ühte? Ma olen tegelikult oma ihusilmaga mitut näinud. Tookord, kui ma käisin Klassiku sellest töökojas, siis seal oli 4-5 autot äkki erinevates staadiumites tõstukite peal. See on umbes nagu selle Ian Tyrrelli workshopis, kus seal oli, ma ei tea, mingi 3 Miurat ja 8 Countach umbes oli samal ajal sees. Okei, aga see on auto, me arvan, et me peame rääkima sellest autost natukene. Et ütle heale kuulajale, mis auto on Porsche 959 ja miks ta on tähtis ajalooliselt? Sest see on 80-ndate superauto sel aastal 86. Jah, ma arvan, et 86. See oli maailma tipp, maailma kõige kiirem auto. Esimene nelikveoline Porsche. Põhines küll paljuski Porsche 911, aga ta ei olnud päris õhke jahutusega. Plokigaasi jahutati jahutusvedelikuga. Ja sellelt autolt on järgmistele 911-tele päris palju tehnoloogiat nagu üle kandunud. Ta oli, et ta näeb ka nagu, ma ei tea, mõne autovõõra inimese jaoks võib mingi 911 jälle, aga tegelikult on see, ja siis tal oli vist ka see, et lisaks selle nelikveole tal oli ka mingi aktiivvedrustus. Jah, said nupust vedrustuse jäikust ja kõrgust reguleerida. Refirõhu andurid olid juba 80-ndatel sellel autol. Et selliseid autosid tehaksegi selleks, et nad on nagu, ilmselt on olemas siis mingisugusel ajahetkel sellised kliendid, kes suudavad sellest maksta, või ilmselt, ma arvan, et need on võib-olla ka natuke nagu kahjumlikud need projektid võib-olla firma jaoks, aga ta on nagu selle... Pigem küll jah, aga nad saavad näidata, et milleks nad võimelised on. Jah, et on nagu selles mõttes, et selline mingi, kuidas eesti keeles on, front runners. Jah, ja seal oli muidugi ka autospordiga väga suur seos, sest Porsche ehitas need autod Paris-Dakar ralli jaoks. Ja õigus. Juured tulevad sealt. Need olid need Rothmansi kirjadega autod olid. Ja need on ju, nüüd on selles mõttes tagasi tulnud selles mõttes, et inimesed saavad osta endale 911 Safari. Jah, aga kus Rothmansi kirja asemel on hoopis Rough Roads, mis on küll sama fondi kujundusega, aga kuna tubakatooted ei tohi enam reklaamida. Aga ise võid nagu teha selle, et kui oled sükene mässaja, et ostad endale selle mingi 200 000 hästi palju ta maksab. Ja siis paned Rothmansi kirjad peale, siis vaatad, kuidas Tervise Arengu või instituut tuleb, peab kinni ja võtab auto ära käest, sellist. Ja. Aga jah, selle ajakirja kaanega seoses, kuigi neid autosid on nii vähe ja ma arvan, et enamus neist seisab lihtsalt kuskil kollektsioonides, nendega ei sõideta väga palju, siis ikkagi Porsche otsustas, et kuna enda autode tootmisest on nii palju aega möödas, et ajaga ikkagi vedrustuse detailid väsivad, eriti amordid, siis nüüd nad toodavad täiesti uut komplekti amorte 959-le, millel on kõik kõrguse ja jäikuse reguleerimine samamoodi olemas. Ja need autosid on toodetud alla 500 tükki,
tuletame meelde aastatel 1986 kuni 1993. Et see, kuidas ma ütlen jälle, et see näitab nagu sellist pühendumist oma margi ajaloole ja aga ma ei kujuta ette, mis see maksta võib see üks amortsis. Ma jään sul praegu vastuse võlgu. Eestis ühtegi sellist ei ole, et kui on, siis ma arvan, et siis sa näed seda kohe autot. Oleks vaja uued amordid panna. Mingi 5000 eurot tükk näiteks umbes. See võib olla kuskil seal kandis küll. Ja. Aga nagu auto maksab 2 miljonit, siis... Aga see on siuke kommiraha viga. Võt see on nagu, räägitakse, mina täpselt ei mäleta, aga nende Bugatti Veyronite see hooldus, et ma ei tea, mingi üks hooldus on, ma ei tea, 100 000 eurot või mingi täiesti ogar. Samas on ikkagi mingid tüübid, kes kuskil YouTube'i jaoks teevad, proovivad ise ka autot lahti keerata ja kokku panna. Jah, ma olen ka kuulnud seda, et näiteks ala mingid Ferrari 250 GTB, mis maksavad 10 miljoneid eurosid, siis aga nendega sõidetakse ikkagi, käiakse ka mingitel võidusõitudel ja asjadel, siis selle kohta ma olen kuulnud seda, et kuna see auto maksab nii palju, siis seda tasub alati nagu uuesti korda teha, isegi kui sa sõidad katki, et see korda tegemine ei maksa sul, kui sa just ikka, ma ei tea, see auto sul põlema ei lähe ja täiesti maha ei põle, et siis et sa võid taga ikkagi sõita, et teed mingi kõksu arvestades auto hinda, siis remont ei ole nii kallis. Hiljuti oligi mingisugune, ma ei mäleta, Ameerikas oli mingisugune selline imeliste autode näitus, väljanäitus ja siis seal müüdi ka neid. Ja siis seal oli minust oligi üks Ferrari 250, aga mis ta täpselt GTO ta vist ei olnud või GTB, ma ei tea. Ühesõnaga, see oli kuskilt järve põhjast välja tõmmatud. Ja tast oli, ma ei tea, tast ei olnud minust väga palju järel, et ta oli selline, aga ta müüdi ikkagi, see oli mingi pöörane summa, mille eest see auto ära müüdi ja ilmselt siis seda hakatakse taastama, eks. Tihti on selles, et selliseid ala järve põhjast välja tõmmatud või kuskilt kuuri alt leitud põhimõtteliselt hunnik roostet. No kui seal on auto kuju näiteks 356 puhul, siis pigem just hinnataksegi seda, et ta võib küll olla mitukümmend aastat kuskil kuuris roostetanud, aga teda ei ole vahepeal keegi üritanud taastada. Et ta on täpselt sellises konditsioonis või kujus, nagu ta tehasest on tulnud. Et siis on teda palju lihtsam uuesti ka uueks teha, kui seal ei ole vahepeal midagi valesti tehtud. Ma lihtsalt praegu vaatasin ka seda, et Ferrari GTO hinda most expensive car in the world. Ja siin väidetakse, et Ferrari 250 GTO hind on $70 miljonit. Et ja siis 23. aastal siiski on kirjutatud siin, et this Ferrari GTO from 1962 just sold for record-breaking $51.7 miljonit. Et siis tõesti, et kui sa, ma ei tea, sõidad natuke kortsu, et isegi siis, kui auto taastamine maksab, ma ei tea, palju saab maksta, 50 000, et siis on see ikkagi väga väike summa. et jah, et see on nagu hoopis teistsugused maailmad. Nii, aga siis meil on veel siin üks veljeraamat. Milliseid eriteadmisi peab Porsche tehnik velgedest omama? Näiteks rataste paigaldamisel Porschel on mõned asjad, mida kindlasti peab järgima. Üks on see, et Porsche see vapp, mis on välja keskel, selle see teravik peab vaatama selle rehviventiili poole. Vot, sellist asja ma küll ei teadnud. Ja tavaliselt ka, kui on... Oota, teravik, see on siis see alumine ots nii-öelda? Jah, ala, et kui sul on see veelgi niimoodi ees, siis on vapp niipidi. Okei, ja siis kui see ei ole õigesti, siis on aru saada, et isik, kes on paigaldanud, ei saa aru, mis ta teeb. Jah, põhimõtteliselt küll. Ja kui on näiteks varga mutter või varga polt, siis see ka tavaliselt pannakse siia poole, kus on see ventiil.
Porsche põhjendus on see, et tavaliselt see mutter või polt kaalub natukene rohkem kui ülejäänud poldid. Kuigi see on ainult mõned grammid. Ja kuna ventiili pärast on väljes ava, siis see koht väljest on natukene kergem ja siis väidetavalt nii on kõik paremini tasakaalus. Tip of the day. Jah. Ja niimoodi on linna peal väga lihtne ära tunda, kas auto on meil käinud või kusagil mujal rehvi vahetab. Siis te panete kõik ja ka uutel autodel siis. Jah. Aga milline on mis ajast üldse nagu Porsche klassikuks saab? Kui tootmise lõpust on möödunud 10 aastat. Juba Porsche, jah, Porsche on päris... Ühesõnaga, siis on Cayenne on ka, mis on klassikud? Jah, esimese põlvkonna Cayenne on juba ka klassik Porsche mõistes. Kas esimese põlvkonna Cayenne'i tasub osta või? Või see läheb kohe katki ja on õudne, peavalu? See oleneb ajaloost, kuidas seda autot on hooldatud. Et näiteks, et ütleme, osta selline odavaks läinud Cayenne, juhul kui saab mingi... Ma olen tähele pannud, et Porschedel on nagu see mingi kurv, et kus et mingisuguse koha peal nad lähevad kõige odavamaks ja siis enam odavamaks ei lähe, siis hakkad kallimaks minema. Jah. Ma arvan, et Cayenne'i puhul ka see kurvi põhi on juba möödas. Sest mingis mõttes oleks ju tore, et nad võtavad nagu kohutavalt palju bensiini, ma kujutan ette, kui võtta bensiinimootoriga on ju. Jah. Ja siis V6 ei ole nagu päris, et siis peaks ikkagi V8 olema ja võib-olla turbo. Võib-olla isegi turbo, jah. Ja võib-olla turbo S. Ei, turbo S esimesel ei olnud. Algus on okei. Oli. Aga turbo on ka okei, ma arvan juba. Jah, turbo S on isegi, seal on vist 60 hobujõudu rohkem. Jah, et niimoodi. Aga et selles mõttes, et kui näiteks Cayenne, ütleme, et sõidad ainult... ma ei tea, alla 10 000 kilomeetrit, 5-7 000 kilomeetrit aastas on ju, siis täitsa, kui on hea ajalooga auto ja siis täitsa võib mõelda või pereautoks? Põhimõtteliselt küll, jah, kui sa selle kütusekuluga lepid. Jah. No jah, okei, ühesõnaga, et nii et Cayenne... Ajalugu on hästi oluline, sest V8-tel on mõningaid mootoriprobleeme, mis on just vähesest hooldamisest põhjustatud. Aga mis seal on näiteks siis? Vähene hooldamine, mis ta teeb? Neil silindrite seinad kuluvad ära. Ja siis, aga miks see on? Ma olen kuulnud seda veel mingite uuemate autode puhul, mis on hoopis mingi, mulle räägiti, ma ei tea, mingi Renault'e ja Nissanite mootoritest, millel silindri seinad kulusid ära. See on... Ma arvan, põhjustatud sellest tehnoloogiast, mis 2000-ndatel väga palju ka BMW-del ja Mercedestel on sellist probleemi. Et silindrisein on kaetud sellise hästi õhukese tugeva kihiga ja kui piisavalt tihti alaõli ei vaheta, siis kulubki see pind ära ja seda põhimõtteliselt samamoodi taastada ei saa nagu saab, aga see tehnoloogia on hästi kallis. Tehasel on seda lihtne toota ja aga ma arvan, et seal ongi majanduslik küsimus, miks nad seda kasutasid. Et kui tahate ikkagi pikaajalist autot osta, siis peab ostma 90-ndate Mercedese või BMW. BMW ma ei tea. Või Toyota. Või siis Toyota. Ükskõik mis ajastu Toyota. Jah. Kuule, siis on üks tähtis küsimus veel. Et kui osta endale uus auto, poest ostad uue auto on ju, et ma olen hakanud mõtlema selle peale, et kas sellel peaks ka korrosioonitõrjet tegema. Oletama, et ma tahan näiteks selle autoga, mõtlen, et mul on nagu selline plaan, et sõidan selle autoga näiteks 25 aastat. Kas siis tasub kohe teha autole korrosioonitõrjet? Ma arvan küll Tallinnas kindlasti. Ja. Kui sa võib-olla kuskil maapiirkonnas sõidad, kus väga palju sellist keemiat ei kasutata nagu Tallinnas, siis võib-olla ei pea, aga pigem küll, jah. Aga et siis, mis keemiat siin üldse kasutatakse, aga ma ei tea. Ma ei tea, aga ma ise olen mõelnud seda just, et äkki et nagu maal on kuidagi see, et autot roostetavad kergemini või siis pigem just ei ole, nagu sa ütled. Et pigem on see, et kui, rohkelt kasutatavates kohtades, kus siis nagu visatakse maha mingit kraami. Pigem jah, kui ikka see keemia on selline, mis -20-ga tee täiesti puhtaks sulatab, siis autod alla vaadates on ikka näha, et see mõjub ka kogu põhjale ja materjalidele. Okei.
Nojah. Et hästi lihtne ongi vaadata näiteks mingit toodud autot, mis on paar aastat või isegi 10 aastat Saksamaal sõitnud ja siis vaadata autot, mis on aasta-2 Tallinnas sõitnud, siis vahe on ikka märgatav. Et siis võib-olla ei saagi niisugust rumalat plaani teha, et 25 aastat autoga sõita. Niikuinii, et lõpeb ära kuidagi moodi. Et kui sa aastaringselt sõidad veel just. Kas nende klassikutega keegi ei sõida aastaringselt? Ei sõida jah, tavaliselt. Aga kui ma tahaks mingi Porschega aastaringselt sõita, et milline see peaks olema, mis ajastu auto? Ütleme, et 991 näiteks siis. Kõige mugavam oleks oli päris värske 911-ga aastaringselt sõita. Aga ei võimalik on põhimõtteliselt kõigi mudelitega sõita. Ma mõtlen just selle nagu korrosiooni kaitse mõttes, et... No Porsche keresid singiti juba 70-ndate keskpaigast, et selles suhtes nagu väga suurt korrosiooniprobleemi neil autodel ei ole. Pigem enamus neid korrosiooniprobleeme ongi mingist kehvast avariiremondist. Okei. Aga võt see, jah, ma olen ka mõelnud, et avariiremontide puhul, et kui auto ehitatakse, ehk siis kere kastetakse, ma ei tea, mingisuguse asja sisse või käib kuskilt vannist läbi või ma ei tea, kuidas see korrosioonitõrjet tehakse, siis lähevad tal mingid kihid peale, värvitakse ära, ja siis kui on kuskil mingi avarii olnud, et kas kui seda keretööd uuesti tehakse, et mis see trikk on või et ma lihtsalt olen nagu omast kogemusest olen nagu vaadanud, et kuskil tehti mingi kriim tehti ära, ja siis pärast hakkas, ütleme, läks mingi 1,5 aastat hakkas roostetama selle koha pealt. Aga muidu auto ei roosteta mujalt, eks ju. Et mis on valesti tehtud siis? Ma ei teagi, mis seal otseselt valesti on tehtud, aga ju siis ei ole järgitud neid tehnoloogiaid, mida tavaliselt tehas ka näiteks soovitab, et kuidas seda remontida, et tihti on pigem mingi kiirustamine ja et kiire kindlustuse töö, et ei nähta vaeva, et peasid saab järgmise juba ette võtta. Kas sul ei ole vahepeal sellist tunnet, et mõtled, et kurat, et ma olen siin selle auto või Boltiga nagu liiga kaua jamanud juba, et ma nagu et on kõrini juba, et teeks nüüd kiiresti ära? Ei, pigem ei. No sa ei saa öelda ka. Jaa. Kuule, aga mis sa elektriautodest arvad? Kas sa vihkad või armastad? Ei, ma ei vihka, aga ma ei ole neist nagu väga vaimustuses ka. Nende sooritusvõime on äge, aga vähemalt nii palju, kui ma siin Eestis olen proovinud sõita mõne elektriautoga, siis ma ei tea, eks see on harjumustes ka kinni, aga see taristu ja kõik ei ole veel nii sellel tasemel, et ma iga päev sõidaks elektriautoga. Ja ma näiteks, ma olen kortermajas, siis mul ei ole nagu teda maja ees ka laadida kusagil. Ja. Aga kas tulevikus on, kas siis nagu, ütleme, mulle tundub, et ikkagi sellist tulevikku ei saa olema, et kõik autod on elektriautod. Kuigi vahepeal tundus kõigil inimestel. Vahepeal vist arvati jah seda, aga ma ka pigem arvan, et see on lihtsalt üks vaheetapp. Kas elektriautodest on ka mõned nagu mingid autod, mis võivad klassikuks muutuda? Porsche Taycanit võite hakata kunagi, 10-aastane Porsche Taycan on ju, siis tuled seal, tuleb rehve vahetama, paned ka selle õigesse kohta vargamutri õigesse kohta. Ma ei tea, kas Porsche Taycanist mulle tundub, et on nagu natuke, paljud elektriautod on nagu natuke sellised mitte remonditavad või nad on nagu sellised nagu need telefonid, mingi iPhone on ju, et siis tal aku sureb ära ja siis ta kukub katki võib-olla, aga siis ta väga remontida ei saa ja siis lisaks on ta veel mingit elektroonikat täis ja siis tulevad uued tarkvara versioonid ja siis ta muutub aeglaseks ja see ongi kõik on nagu halvasti lõpuks. Ma arvan küll, et see on hästi sarnane on nad küll selles suhtes. Nii palju siis sellest suurejoonelisest rohepöördest, et teeme autosid, mida uuesti ära visata. Aga kus Porsche Taycan on
mulle avaldas muljet see, et 0-200-ni sõidab see auto 6,5 sekundiga. A la siis, kui tuli Subaru Impreza VRX välja, see läks 0-100-ni umbes sama ajaga ja see oli nagu väga kiire auto. Ja siin kohe kõik kastiratta inimesed küsivad, et kus sa siis kaotas sõita selle autoga 0-200-ni 6,5 sekundiga. Et aga sa jalgrattaga ka sõidad jätkuvalt, eks ju? Jaa, suvel. Sul see vanaisa ratas on alles? Jah, see on alles. Väga hea. A few moments later. Nii, tegime väikse jalutuse kohvipausi ja räägime veel natuke. Mis autod sul endal on praegu? Millega sa sõidad või on sul mitu autot või on sul üks auto või kuidas sul on? Mul on päris mitu. Kas sa unistad Toyota Corollast? Ei. Räägi veel. Ei, ma ei unista Toyota Corollast. Ma ei tea, mul on kuidagi midagi sellist, et auto peab olema ikka natukene teistsugune, et need autod, mis minul on, nendega ei ole seda muret, et ma kaubanduskeskuse parklas nagu ajaks segamini teise autoga. Ja mõnes mõttes need autod on ka sellised selles suhtes mingi kiiksuga, et mõnel on mingi tehnoloogiline lahendus, mida nagu väga palju ei kasutata. Just näiteks ennem rääkisime mu sellest esimese põlvkonna Toyota Previast, et seda kutsutakse ju supervan, sest et ta kasutab põhimõtteliselt superauto valemit, keskmootor, tagavedu, manuaalkäigukast. Aga kas see on kuidagi tundega sõitmisel, et sa oled mingisugune, on nagu... See pigem on... Või tegelikult ikka kulged nagu mingi vänniga, et ega väga... Nagu... Pigem kulged nagu vänniga, aga sul on sees nagu põrand on põhimõtteliselt sile juba armatuuri alt kuni taha välja. Ja seal on ka veel see huvitav lahendus, mida ma ei ole küll uurinud, aga ma ei tea ühtegi teist autot, millel oleks see, et kõik agregaadid, mida mootor ringi peab ajama, generaator, roolivõimepump, kliima, need ei ole mitte mootori küljes, vaid mootorist eest jookseb kardaan veel auto ninasse ja kõik need agregaadid on seal, mida aetakse eraldi kardaaniga ringi. Aga see mõte ongi ilmselt selles, et säilitada seda lamedat põrandat ja kui sa mootori külge sa saa panna neid lihtsalt sellisel juhul, siis ta tuleks mingi... Jah, see ei mahuks ära, sest see mootor on ka rida 4 mootor, aga mis on vist oli 60-kraadise nurga. Okay. Seda ma ei teadnud, see on päris huvitav. Et kõik autohuvilised saavad guugeldada ja vaadata, milline on Previ ja mida toodeti vist kuskil 90. lõpp 2000 algus või? Et see oli nagu selline... Äkki mingi 98-99 vist lõpetati täitsa ära. Ta ikkagi näeb välja praegu ka veel üsna selline futuristlik hoolimata sellest, et on päris vana. E-Gvan. Jah. Nii, mis veel? 2 Alfa Romeot, üks minu esimene Alfa Romeo GTV. Kas sellega sa oled mingit asju ka teinud või? Ma mäletan, et sa kunagi kogu aeg võtsid teda lahti ja panid kokku, aga ükskord ma küsisin isegi vist, kui sa seal Alfa garaažis olid, et mis sa teed siin? Ma niisama vaatan ta lahti praegu. Et nagu midagi katki ei ole, ma ei tea. Kusjuures ma midagi väga suurt ei ole väga pidanud tegema, tavalised hoollused, ma ei tea, kõige suurem töö oli võib-olla mingi siduri vahetus või midagi sellist. Korra ma võtsin ta lahti selleks, et ta käis värvimises üleni. Sest ma mäletan, et sul oli natuke laiguline kuskilt mingi hetk. Jah, see on üldse selle ajastu punase värvi probleem, et see kipub luituma. Ma isegi olen mingit teooriat kuulnud, see on midagi seal värvi koostises on sellist, mis ei kannata. Ja teine asi, mis ma olen tähele pannud, correct me if I'm wrong, et alfadel ja ma olen just alfadel tähele pannud, et mingisugune tulede plastik on see, mis läheb kuidagi ka umbes 2000 aasta mingi sinna kanti alfadel, et nad lähevad nagu selliseks piimjaks. See ei ole ainult alfade probleem. Ja seal hästi palju mängib ka rolli mingi pesukeemia. Võib-olla ka, jah.
mis teeb seal need tuled ja kõik selliseks. Ja siis veel lollidest materjalidest tuleb mulle meelde on see, mida nimetatakse inglise keeles sticky buttons, mis on see mingisugune kummikate, mis on siis see on ka mingi 90. lõppu 2000. alguse autode teema. Ja siis ma olen tähele pannud, et sellel on et mul on selline teooria, et inimesed, kes kasutavad kätekreemi, see nagu kuidagi lahustab seda. Ma tean, et Ameerikas on probleem on hästi palju näiteks 911 puhul Cabrio mudelitel just ala California ja sellistes piirkondades ja väidetavalt päikesekreem muudab ka need nupud selliseks kleepuvaks. Mul tuli meelde, et meil saates käis ka Piret Mellik, kes rääkis õmblusküsimustest. Et Piretil on üks Audi, mida ta nimetab turboks, me aitasin tal osta seda kunagi. Auto sõidab jätkuvalt, tervitame turbot ja Piretit. Et sellel oli ka, et kui me ostsime, see oli see, et ta oli ka mingi, ma ei mäleta, mis A4 mingi 98 midagi sellist. Ja siis juba ostes oli see, et oli nagu just nagu kuidagi paremal, just nagu juhi ümber, nagu need asjad kõike, mida nagu sa katsud, et siis seal oli kuidagi see kummikiht tuleb maha nagu. Aga no nii palju sellest. Ühesõnaga autodel on vahepeal olnud igasugu lolle materjali kasutatud, mis ei pikaajaliselt ei pea vastu. Aga lähme edasi sinu autodega. Siis mul on teine Alfa Romeo 75 Turbo Ameerika. See on väga kihvt auto. Jah, see on ka jälle selles suhtes tehnoloogiliselt ebatavaline, et käigukast tasub taga, ehk siis transaxle. Pidurid asuvad käigukasti küljes. Ikka tagavedu, manuaalkast, 1,8 liitrine turbomootor. Palju sellel hobujõudusid on? 160 hobujõudu. No see on ju oma aja kohta päris korralikult. Jah, ja kuna see auto kaalub circa 1100 kilovatt-keeli, siis ta liigub päris nobedalt. Ja selle auto saamisega on sul ka ju tore lugu, kus sa leidsid selle? Jaa, ma leidsin selle Mustamäelt, sõitsin mööda Sõpruse puiesteed üks suvi ja nägin, et Alfa Romeo 75, et linnaliikluses ei olnud juba aastaid ühtegi näinud paari 75 omanikku ma põhimõtteliselt kõiki 75 omanikke Eestis ma tunnen. Ja siis mul korraks mõtlesin, et huvitav, et läheks nagu vaataks lähemalt, aga see, et oli nagu kuidagi kiire ja sinna paika see jäi. Ja siis ma sõitsin uuesti talvel sealt mööda ja just samal päeval oli sadanud lund ja vaatasin huvi pärast, et huvitav, et kas auto on siin tee ääres alles ja vaatasin, et alles ja ilusti lumi oli maha pühitud, aga näha oli, et see auto oli täpselt sama koha peal, kus viimati, et keegi sellega sõitnud ei olnud. Ja siis ma otsustasin, et ma jätan väikse kirja sinna akna vahele. Ja juba järgmine päev omanik helistas. Vaatasime, ta oli selle auto, tema vist oligi selle Eestisse toonud millalgi 90-ndatel. Ja see oli tal mitu aastat garaažis seisnud, aga kuna Mustamäel hakati uut kino ehitama, siis need garaažid jäid sellele kino ehitamisele ette ja siis tal ei olnud kusagil seda hoida ja siis see seisiski tal seal tänava ääres. Ja siis me saime kokkuleppele ja ma ostsin selle auto ära endale. Kus ma mäletan ka seda, et ma sõitsin ka sellest nagu palju kordi mööda, aga mitte plaaniga osta, vaatasin nagu äge auto, et mis ta siin teeb, eks ju, et siis nagu natuke mõtlesin, nagu oli kahju ka, et mõtlesin, et kas ta nagu ta kogu aeg seisab ühe koha peal, et kas ta siis nüüd ongi, et siuke, et varsti hakkab muru läbi põranda kasvama. Et jah. Aga jah, selles suhtes oli väga hea leid, et see omanik oli ise ka automehaanik olnud, aga ta ei olnud nagu ta oli kõike teinud nagu õigesti, ta ei olnud proovinud sinna mingite teiste autode juppe külge panna või mingit oma loomingut teha, et kõik oli nii nagu pidi. Okei. Ja aga seda ka inimesed vaadake siis Alfa Romeo 75. Aga see Turbo Ameerika, see on veel mingisugune eraldi natuke mingisugune eriline või? Kas nad olid äkki V6-i toodeti rohkem või?
Jah, V6 toodeti rohkem, aga sel ajal Itaalias oli mingisugune maksuteema, et kõik, ma ei teagi, kas üle 2-liitrised autod. Sama asi Maserati Quattroporte 4-ga olid 2-liitrised V6 mootorid turboga ja need müüdi ainult Itaalia turule, kuigi tegelikult on sama võimsad kui 2,8 V6 turbomootorid, mida müüdi väljapoole, aga ka Itaalia turul. Ja siis V8 oli veel eraldi. Et üle 2-liitrised pidid mingit karmi maksu maksma ja siis tehti. Ja Turbo Ameerika siis võeti lihtsalt, kuna Ameerika turule tehti ka 75, seal kutsuti teda küll Milanoks, mitte 75. Siis tehtigi Itaalia Euroopa turule Ameerika välimusega, lõõtsadega stanged, laiendid, aga 1,8-liitrine turbomootor. Nii, Previa, GTV, Turbo Ameerika 75, mis veel? Land Rover Discovery, esimene põlvkond, 3-ukseline, meil kupeeks kutsuda. 3-ukseline? Tänapäeval on kupee maasteri. Kas need on mõni veel Eestis või? On kusjuures. Ja muidu ma neid tänavapildis just 3-ukselisi väga ei näinud. Kuigi kere poolest nad on täpselt ühe pikad kui 5-ukselised. Isegi esimene uks vist on täpselt sama. Okei. Ja see lihtsalt nagu kinni keevitatud auk. Kusjuures alguses Discovery projekteeritigi 3-ukseliseks, aga kuna see oli mõeldud ala aadlikele kuskil jahil käimiseks, ta on tsiviliseeritum kui Defender, kuigi tehnika on täpselt sama, aga siis neil oli vist ebamugav sinna taha pugeda ja siis tehti ka taha uksed. Ja muidu ma 3-ukselisi nagu ei näinud, aga siis kui ma läksin seda autot Haapsallu ostma, läksin proovi sõidule kuskil garaažide vahel, saime selle omanikuga kokku. Ja nii kui ma garaažide vahelt välja keerasin, siis sõitsid täpselt samasugune vastu. Siis mõtled, ja siis läksid tagasi, et kuule, nagu sellise hinnalist on küll vastu, et on liiga levinud auto. Ja, iga nurga peal tuleb vastu. Ja miks sa selle ostsid? Või mis on selle eripära? Selle me ostsime isaga 2 peale, et sellega on maal hea metsas käia, kuna mu isa on jahimees. Ja kuna see on selline suhteliselt igavese tehnikaga auto, et seal on väga lihtne. Seleta seda. No, ta on põhja poolest on ju täpselt sama, mis Land Rover Defender. Sillad, raam on enam-vähem 1:1. Ja silindrites ei ole seda kõva katet, mis on Porschega jennidel. Jah, on lihtne malm silinder, Land Roveri enda 2,5-liitrine diisel, mis vajab töötamiseks ainult ühte juhet. Okei. Sticky buttonid praegu? Sticky buttoneid ei ole, jah. Ja nüüd ma viimastel aastatel, nüüd ta on küll mul 2 aastat seisnud, kuna Tallinna tänavatele pandav keemia on päris laastavalt mõjunud mõnele kere detailile. Et ma siin vaikselt taastan seda keret, aga muidu ma kohandasin ta natukene ringi, kuna 3-ukselisel saab ka istmed lükata ette, siis saab taha teha päris suure magamisaseme ja siis ta on selline drive anywhere auto. Okei. Kööki ei teinud sisse? Kööki veel ei teinud sisse, jah, aga ei, taga on väga mõnus, kui sa lähed, ma ei tea, kuskile käisime Aidu karjääris ja igal pool sellega seiklemas, et tavalise autoga on see, et vaatad, et tee läheb kehvemaks, et siin ma pean vist otsa ringi keerama, aga selle autoga nagu ei ole seda muret. Et... Ja ei muretse ka selle pärast, et võib-olla mingi oks kraabib kriipsu kuskile peale, esitiiva peale. Nii, kas midagi on veel või? Üks Porsche on ka, Porsche 924. No võt, vana hea Audi tehnoloogia, ma ei tea, kas on Audi tehnoloogia või see on mingisugune kuulujutt? See ei ole kuulujutt. Tegelikult 924 sai alguse sellest, et Volkswagenil oli vaja sportautot. Ja
kuna Porsche pakub ka seda projekteerimisteenuseid ja inseneeriat. Jätkuvalt või? Porsche disain on ju ka mingi kuulus bränd. Jaa, on. Sa võid endale mis iganes osta, prillid või saapad või jah, köögimööbli. Ja. Siis Volkswagen andis Porschele ülesande, et Porsche võtaks Volkswageni osad ja paneks nendest kokku ühe taskukohase sportauto. Aga Porsche nagu natuke liiga palju kasutas ikkagi ainult selle auto jaoks tehtud detaile niimoodi, et Volkswagen vaatas, et see on ikkagi nende jaoks liiga kallis ja tegid hoopis Golfi põhjal Scirocco. Ja aga siis Porsche ostis selle projekti Volkswagenilt endale, kuna neil oli endal vaja sellist entry-level sportautot. Ja ta kasutab põhimõtteliselt Volkswageni 2-liitrist mootorit, mida kasutati Volkswageni kaubikul LT. Käigukast on tal põhimõtteliselt Audi käigukast, aga see on ka transaxel ehk siis taga. Jah, seal on mõningad detailid, ala ukselingid ja sellised asjad tulevad kohe Golfi või Volkswagen omanikule nagu tuttavad ette. Aga samas on ta sõita on temaga väga mõnust, on kerge 50-50 kaalujaotusega, väga lihtne. Ma just otsisingi... Kas aku on ees või taga? Aku on ees. Okay. Ma just mõtlesin, et aetud see paika, eks, et 50-50 ja siis käigukast on viidud taha ja siis kuidas see... Ja ma otsisingi just sellist versiooni, kus ei oleks roolivõimendit. Sellel versioonil on veel 924 turbo versiooni vedrustus, ehk siis jäigemad stabilisaatorid. Aga nagu mitte midagi üleliigset. Aksnad käivad vändaga. Kas tal on mingis mõttes on selline mingi GTV filosoofia natuke või? Et ta on ka suhteliselt nagu kerge, ma kujutan ette. Jah. Ja siuke, kuidas inglise keeles on, nimble. Aga ma ei tea, kuidas eesti keeles on siuke. Ma ei tea, mul tuli ka nimble nagu kohe. Peab mõtlema välja sõna selle kohta. Ja tal on targa katus. Ehk siis suur katusluuk, mille sa saad maha tõsta ja pagasiruumi panna. See on kihvt. Mõnus peaaegu lahtis auto tunne. Ega sul rohkem autosid ometi ei ole? On see auto, millega ma täna tulin siia. Mis auto see? Ford Scorpio teine generatsioon, ehk siis punnsilm. Kui keegi tahab endale osta, siis on vist müügis praegu. Ja. Mis on selle eripära? Miks keegi peaks huvi tundma vana Scorpio vastu? Ma arvan, et kui sa tänapäeval tahaksid uut autot, mis oleks sama vaikne ja mugav, siis peaks nagu väga-väga palju raha kulutama. Kas ta on nii vaikne päriselt? Jah. Sest ma ütlen, et see 2-liitrine mootor, või ta on nii hästi isoleeritud või? Jah, ta on ikka märkimisväärselt vaiksem tänapäeva paljudest autodest. Heale raadiokuulajale ma võin öelda, et see auto on sõitnud vist ainult 70 000 kilomeetrit. Jah, 77 sain. Ja siis ma vaatasin seest, et ta näeb välja nagu uus, nagu ta oleks eile poest tulnud automaatkastiga, kui tahate rahulikult sõita ringi, kruiisida. Et päris äge auto. Kellelgi teisel ei ole sellist punnsilmadega autot. Just. Kuigi jah, ma ei tea, sel ajal see disain vist ei olnud väga populaarne, võib nii öelda, et Ford nagu väga kaua ei teinud seda mudelit. Aga ta oligi vist vana Scorpio nagu mingisugune facelift üritati teha. Kuigi tegelikult seal vanast Scorpiost on väga vähe alles. Kõik vedrustus on näiteks täiesti ainult selle auto jaoks. Ongi nii. Seal on mõningad üksikud detailid, aga nad ikka päris palju tegid sinna uut. Aga jah, ma ei tea, ta ei olnud väga populaarne, samas sel ajal just saigi see punnsilmsete autode ajastu algas, siis 97 tuli Mercedes E-klass ja peale Jaguar E-Type ja väga palju sellist välimusega autosid. Jaguar E-Type, isegi sellel on nagu mingi normaalse mõõduga. Või S-Type. S-Type, jah. Aga tal on nagu kuidagi, tal on ka ikka suured silmad olid, jah, muidugi.
mulle see punnsilmne Mercedes selle ajastu oma väga ei meeldi, et see on nagu kuidagi, see auto näeb nagu siuke raske ja väsinud välja. Aga võib-olla see väsimus on nagu sellest tingitud, et võib-olla need autod ongi väsinud. Võib-olla nad uuesti ei olnudki väsinud. Või kuidagi nagu mingisugune, ega selle Scorpion on ka tegelikult, et kui ma mõtlen, et see eelmine versioon sellest oli ta kuidagi nagu, ta oli nagu voolujoonelisem või see, et sellel nagu need suured punnsilmad teevad tal nagu sellise nagu raske esiosa nagu. Ja siis keskmine osa on nagu minu arust nagu eelmisel autol, aga siis esiosa ja tagaosa on ümber disainitud. Ja siis tagaosal on ka see, et tal tagaosa on hästi Ameerika. Ja just. Ja siis tal on nagu see, kuidas see on see tulede nagu rivi, tegelikult keskel ilmselt tulesid ei ole, on ju. Või on? Äkki udu tuli helis. No udu tuli, aga põhimõtteliselt selline nagu tule nagu triip läheb. Ja siis on see, et kui vanal olid niimoodi, et seda need tuled olid kõrgemad, et siis ta nagu täitis seda nagu tagaotsa nagu rohkem, aga siis praegu on kuidagi see, et tal on nagu selline peenike ja siis tal on nagu see tagumik on natuke suur selline, et see on ka nagu raskepärane. Ja siis selle ajastu autol on, miks nendega on hea mugav sõita, on ka see, et neil on suhteliselt väikesed rattad võrreldes tänapäevaste autodega ja üsna palju kummi seal ümber vist. Jah, rehv töötab ja see on nagu vedrustus ja nagu õõtsud paremini nagu. Aga kindlasti see on päris huvitav. Aga seda ma ei teadnudki, et see auto nii vaikne, sest ma mäletan, mul oli kunagi sõbral oli 2,9 see vana eelmine Scorpio sellest, siis see ei tundunud väga vaikne. Ma tean, miks ta ei tundunud väga vaikne, sest tal oli mingi äge sumpa ja õigus, sellepärast ta lärmas kogu aeg. Ja, okei, see selleks, jah. Nii, aga see on veel midagi või? Või millega sa igapäevaselt sõidad siis? Igapäevaselt sõidan Lexus IS 200-ga. See on mul kõige aasta järgi kõige uuem auto ka vist, mis minul on hetkel, jah. Aastal 2004. Nüüd peab muidugi küsima, et mis see auto maksust arvad? Ma ei tea, sellisel kujul, nagu teda praegu planeeritakse, mulle tundub, et see on veidi ebaõiglane. Et maksma pead ka seisva auto eest. Mis minu meelest see tundub ikkagi ebaõiglane. Sa pead ka võib-olla tegema siis oma automuuseumi ja siis küsima pärast taotlema tagasi sealt. See tuleb kultuuriministeeriumi ametnik tuleb ja siis tuleb loeb su autod üle ja siis vaatab, kas on muuseum. Jah, ja minu arust on ebaõiglane nende inimeste suhtes, kes ongi ala taastanud endale mingi hobiauto, nad on seda taastades maksnud väga palju makse. Just. Sest ala, kui nad on, ma ei tea, teenusena seda ostnud kuskilt mingit, lasknudki algusest lõpuni kõik keretööd, kõik asjad teha, see on, ma ei tea, suurusjärk 1000 töötundi. Ja selle pealt on ta juba maksnud väga palju makse. Ja 1000 töötundi, palju maksab restaureerimise töötund? Ma ei küsi Porsche esinduses, aga üleüldse, mis on, oskad sa öelda, mis on nagu keskmist on raske öelda, aga tööd on erinevad, aga... Jah, seda on keeruline öelda. No millega tuleb umbes arvestada? 60? Midagi sellist, jah, suurusjärk. See on siis 1000 töötundi on 60 000 eurot, mille pealt on makstud, kui inimene on oma, ma ei tea, kas palgast tehakse, aga no igatahes on see, et sotsiaalmaks makstakse ja tulumaks ja nii edasi. Ja siis nüüd pead veel automaksu maksma, sest sa oled paha inimene, keskkonna vaenulik. No see on nagu jama, jah. No jah, siis on palju autosid. Jah. Aga kui sa nüüd uue auto, esiteks üldse, et kas sa üldse ostaksid uut autot, kas on sul kunagi käinud selline mõte? Ütleme, et oletame, et ma ei tea, raha on hästi palju, on ju, ükskõik, et aga vist pigem sa ei näe väga mõtet ka sellele. Ma pigem jah ei näe sellele mõtet. Ma ei tea, ma ei ole nagu kunagi niimoodi mõeldud, et nüüd ma ei tea, kogun raha ja lähen ostan selle uue, ei hakka ütlema isegi, mis marki auto. Toyota Corolla. Jah, näiteks. Ja ma lihtsalt, ma olen nagu siuke kooner, võib-olla peaks kuidagi rohkem raha ka olema, ma ei tea, aga mul on nagu selline tunne, et mul alati nagu mõtlen, et kui palju maksab uus auto ja siis kui
palju see hind kukub, kui see auto on mingi paari aasta vanune, 2-3, ma ei tea, 4 aastat on ju. Ja tegelikult selle auto kasutusväärtus nagu ei ole selle aja jooksul nagu üldse vähenenud. Ja ma arvan miskipärast ka seda, et nagu, et lihtsalt on see, et uue auto ostmine on nagu, see on lihtsalt liiga kallis. Liiga kallis selle eest, mis sa saad. Et sa võid, et mingi 3 aastat vana auto või 5 aastat vana auto, kui sa ütled, tahad igapäevaselt kasutada, aga siin niimoodi, et sa ei võib-olla ei pea seda kui hobiautot, aga siiski mulle tundub, et see nagu rahaline kaotus on nagu, et see ei ole see sweet spot, kust osta, eks ju. Et auto nagu peakski ostma lihtsalt sellepärast odavamalt, et ma ei taha lihtsalt kaotada seda raha, mis on selle uue auto ostmisel nagu on. Aga sellest hoolimata ma soovitan kõigil inimestel osta uusi huvitavaid autosid. Ai, loomulikult. Et siis meie saame neid hiljem edasi tarbida ja siis teie olete selle valu endale võtnud, maksmise valu, et see meile sobib põhimõtteliselt. Ja oske värvilisi autosid, et tänavapilt ei oleks nii hall. Jaa, on jaa. Ma nägin hiljuti, oli kuskil mingisugune graafik kasutatavate värvide osas, et kuidas nagu erinevad, ma arvan, et see algas kuskil võib-olla 70-ndatest, ma ei tea, kus see on võetud või kas üldse tõele vastab, internetis oli. Ja siis oli, kus mingil hetkel oli, et praegu on nagu rohelisi autosid maru vähe, mulle tundub. Ja siis oli, aga siis oli, ja hästi palju on halle, valgeid ja mingid mustasid umbes. Ja siis on see, et mingisuguse ajastul oli kas mingi 2000-ndatel või siis tuli mingil põhjusel järsku tuli selline nagu roheliste autod ja seal graafikus läks nagu mull tekkis ja siis inimesed ostsid palju rohelisi autosid ja siis see on kuidagi, siis see kadus jälle ära. Aga jah, et see värviliste autod tõepoolest jah. Et kõik ei taha võib-olla värvilistega sõita, aga inimesed tahavadki olla kuidagi nähtamatud. No vist jah, anonüümselt. Või siis, et ei julgeta ennast väljendada. Jaa, kuule, kas sa Tagadi restauraatorite päevale lähed või see on sellel pühapäeval? Ma loodan, et ma saan äkki, kui ma kiiresti kävedalt teen, siis saan äkki pühapäevaks või äkki üritame laupäevaks saate üles saada. Jah, kindlasti lähen. Kas sa oled kaua käinud seal? Ma arvan, et esimest korda ma käisin aastal 2000 või 2001 seal. See on siis 20 aastat. 24 aastat tagasi. Millal see üldse, kas see siis hakkaski? See hakkas juba varem, see hakkas mingil 90-ndate keskel äkki. Aga see algas sellise väikse klubilise vahetuspäevana Unicmoto kaudu. Okei. See on muud ka aina kasvanud. Nüüd ta on Baltikumi suurim vist. Lausa nii, jah? Siis nüüd ma hakkan jälle mõtlema, kui see Baltikumi suurim on, et kas ma saan parkimiskohta, kui ma selle pühapäeval tulen. Piisavalt vara lähed, siis saad. Siis tuleb kell 4 üles arvata või midagi sellist. Jaa. Kuule, aga ma ei tea. Mul on selline küsimus, ma enne panin kirja, et kuidas sa kas ütleme niimoodi, 10 aasta jooksul, et kas automehaaniku roll kuidagi muutub ka, et kui vaadata nagu uute autode ehitamist ja kas on üldse kuidagi muutunud ajas? Kuidas sulle tundub? Kindlasti muutub. No, eriti elektriautode peale tulekuga. Et sellist otseselt mehaanikutööd ma arvan, et jääb natuke vähemaks. Sest elektriautol ala õlivahetust ja selliseid asju ei ole, et rohkem ongi... Kuigi transmissiooniõlid on olemas siis. Jah, on. Mida ei soovitata vahetada muidu. Ja mida foorumites öeldakse, et palun vahetage ära umbes 80 000 peal. Jah, aga noh, ma ei tea, mootoriremonti ei ole, et on pigem rohkem, ma ei teagi, arvutiga diagnoosimist. No siis ongi mingi tuleviku nendele lastele, kes istuvad arvutites praegu, et siis need saavad hakata, panevad siin arvuti külge ja siis saavad vaadata. Jah, samas aga nii palju on ka erinevaid vanu autosid, et tegelikult on nagu perspektiiviga õppida põhimõtteliselt nagu autotehnikuks ikkagi. Aga kuidas, kui sa näed praegu, et kas seda,
ongi, et järelkasvu, et kas seda tuleb peale või ei tule või on asi kurb nagu Saksamaal, et kui palju inimesi ja autokultuuri rikas maa, aga samas mingi Porsche taat läheb pinsile ära, siis peab tulema tagasi sealt, et pärast tassitakse veel kuskilt hooldekodust ka tagasi, et kuule, et me ei tea, kuidas siin mingid asjad käivad, palun seleta meile seda K-jetroonikut. Ma ei oskagi öelda, väga Eestis tegelikult võimalused nagu õppimiseks on väga head. Räägi, see on tähtis asi. Kus on, nagu, kui ütleme, on mingi selline autoentusiastist teismeline? Tallinna Tehnikakõrgkoolis näiteks. Ma olen käinud vahepeal siin oma vabast ajast autokere tehnikuks näiteks õppimas siin paar aastat tagasi. Okay. Et mind huvitaski kuidas see keretehniku töö välja näeb, kuidas mingid töövõtted, mis mingid materjalid asjad on, et siis ma oskan nagu, kui ma saadan mingi kliendiauto kuskil keretöösse, et siis ma oskan nagu selle töötegijaga temalt küsida näiteks mingeid asju, et kuidas ta midagi teeb või et... Sa tegid kiirustades nüüd selle kindlustuse jaoks või tegid nagu korralikult? Näiteks nii, jah, põhimõtteliselt. Ja jah, et ma oskakski küsimusi kas või küsida. Mm-hmm. Ja Tallinnas Tööstushariduskeskuses küll olid väga head võimalused just see keretööde pool, väga tasemel tehnoloogiad, mida nad seal kasutavad. Ja õppejõud oli ka väga, väga pädev. Aga samal ajal kutsehariduse võimalused tegelikult on päris head, aga kutsehariduse nagu selline, mina ei tea, kas prestiis üleüldiselt ühiskonnas, või et see kuidagi nagu sellest räägitakse vähe, et aga minu arvates ongi see, nagu ma enne ütlesin, et see on kuidagi inimesed, kes hoiavad meie maailma nagu töökorras, on ju. Et see on nagu, et teiseks on see minu arvates nagu väga huvitav ja kuidagi mingid päris asju teha on nagu, et sellel on mingisugune füüsiline tulemus, et mitte, et sa kirjutad, ma ei tea, tänapäeval, ma ei tea, kes kirjutatakse ChatGPT abiga mingisuguseid arengukavasid on ju kokku, et ma ei tea, et nagu, et where is the satisfaction in this? et ühesõnaga soovitad õppima minna sellist asja. Aga kui sa käisid seal, et kui sa astusid uksest sisse, et ma olen Porsche Classic tehnik, siis mingid noormehed seal kõik jalad värisesid pärast all kursavendadel. Ei värisenud, sest paljud neist olid inimesed, kes on ka aastaid autodega tegelenud. Mm-hmm. Et oli minust vanemaid ja minuga samu vanu. Aga mingid nooremat rahvast ka oli või kuidas teil on? Seal ei olnud. Kas teil mingid... See oligi nagu täiend kursus. Aga kas teil käib ka praktikal mingid noori Porsches või... Jaa, käib küll. Ja tundub, et inimesed on kirglikud ja tulevad hommikul õigel ajal tööle ja... Jaa, pigem küll. Mm-hmm. Ja ei, on väga asjalikke, kellest ei oskaks öeldagi, et ta, ma ei tea, just sai üldse 18 nagu jutu järgi ja suhtumise järgi on nagu palju täiskasvanelik. Ma vaatasin, hiljuti siin oli seal see, mis on see projektiautod Eestis või tänaval märgatud see Facebookis. Ja siis seal oli üks McLaren oli vist kuskil seal Tondi Selveri juures, seal on mingisugune, ma ei tea, mis nad teevad seal. Aga ja siis keegi oli kaugemalt pilti teinud ja siis seal auto ümber või auto juures oli selliseid, ma ütleks mingi 12-14 nagu poisid olid umbes mingi 5 või 6 tükki, kõik tegid nagu moblaga, tegid pilti sellest. Ja siis ma mõtlesin, et vaata kui tore, et võib-olla kõik ei ole veel kadunud. et sellised asjad ikkagi on kuidagi nagu tähtsad inimeste. Jah, ma üks päev nägin Facebookis Leslie Nasleri postitust. Ja see oli ka päris tore, ma jagasin seda vist isegi. Ja, see oli väga äge, kuidas ta ise ka rõõmustas selle üle. Et nii on, jah. Olid veel mõned küsimused, aga need võib-olla lähevad väga spetsiifiliseks. Ma tahtsin veel küsida mingi Singeri Porschede kohta ja ümber ehitajad. Ikka ma küsin ära, et kuidas sa suhtud, oled sa mõnda näinud ka?
et võib-olla, mis see Singeri Porsche on, et need on veel, Günther Werks on ka vist veel ja neid peale Singerit tekkis palju neid firmasid, kes teevad sellist ja see on mida alfasid tehakse ka, ja üleüldse see restomoodide teema on päris populaarne. Et ühesõnaga kuulajale teadmiseks, et need on siis sellised autod, mis, kuidas ma ütlen, et vorm on nagu klassikalise auto vana mingi teatud mudeli vorm ja võetud ka võib-olla aluseks see auto, aga siis ta on põhimõtteliselt ehitatud uuesti tihtipeale süsinikkiust ja kõik need mootorid ja asjad, ühesõnaga kõik on nagu uus ja parendatud ja arendatud ja need autod maksavad väga palju, aga nad näevad välja nagu vanad. Jah, põhimõtteliselt küll. No ütleme, asjatundmatule pilgule näevad välja nagu samad, aga tegelikult ma Singerit päris oma silmaga näinud ei ole, aga nii palju, kui ma nende kohta lugenud olen ja pilte vaadanud, siis võrreldes teiste restomoodidega see on ikka nagu next level, et seal seda inseneeriat ja arendust on nagu hästi palju sees. Et palju just Porsche maailmas on seda backdate imist, ehk siis võetakse mingi 90-ndate 911 ja tehakse seda välimuselt 60-ndate 919, kuna kerepaneelid on päris paljud omavahel väga lihtsalt vahetatavad, siis Singeri see kontseptsioon on nagu palju sügavamale läheb ja see tehnoloogia, mis nad ka seal kasutavad, mootorid on neil Williamsi ka koostöös tehtud ja et seal iga detail on nagu, ongi ainult Singeri. Et ühesõnaga, kui keegi Eestis endale Singeri ostaks, et siis kas võib sinu juurde tulla õli vahetama, remontima või pigem nagu hoidku eemale? Ei, loomulikult võib ja kusjuures Porsche Classic ka algusaastatel nad olid hästi selles originaalsuses kinni, aga nüüd viimasel ajal nad on saanud aru, et Porsche omanik tahabki enda Porschet. Ehk siis, et kuidagi, et see auto ongi, tema on ise sinna mingisuguse touchi külge pannud või tema järgi on tehtud siin, tema tahab sellist sisu enda autole ja siis nii ongi. Mul on ka mingi selline, ma ei tea, unenägu või, jah. Et võtta, ma vahepeal rääkisin sellest ühest odavast 911, mis oli müügis ja mis kohe ära osteti. Et siis ma olen, ma ei tea, kas see kunagi õnnestub või mitte, aga et mingi nelikveoline 911 võiks olla, mis on võib olla täitsa nagu alguses mitte väga heas korras. Ja siis tahaks sellest nagu teha mingisugust natuke tõstetud sellist safari laadset autot, millega saaks sõita aastaringselt, mis küll, nagu me oleme täna teada saanud, et Tallinnas ei ole soovitav selle keemia juures. Ja siis miskipärast mulle hirmasti on hakanud meeldima, ja see ei ole mingi viimane asi, vaid mingi viimane 10 aastat juba, et mul on alati, kui ma näen mingisugust seda tartani mustrit, erinevaid nagu tartani mustreid, siis mul see nagu kuidagi kõnetab mind tohutult, et ma tahaks, et nagu et istme nagu sisemised osad oleksid selle tartan ja mingisugused ukse need värgid, et mul on mingi selline mõte, aga kes teab, kas see mõte kunagi realiseerub või, aga kui realiseeru, siis tore mõte oli vähemalt, aga jah, et see oleks ka nagu siuke minu. Ja Porsche isegi pakub nüüd seda, et sa võid panna oma wishlisti kokku, et millist seda sisu ja mingeid asju sa tahad ja sa saad ka oma vana Porsche saata sinu juurde? Isegi Stuttgardisse. No. Aga siis see kokkuvõttes võib-olla on uut 911 on nagu odavam osta poest. Põhimõtteliselt küll ja OT-järjekord on mingi 3 aastat vist. Selle siis, kui sa lased endale? Jah. Okei. No jah, päris uhke. Kuule, ma küsin siis viimase küsimuse.
et mingi auto, mida sul veel olnud ei ole ja et mida sa äkki tahaksid, mis on sinu jaoks autode final boss? Final boss või? Ma ei tea, kas mul final bossi on. Unistuste auto oleks Lamborghini Countach või Miura, aga need on nii kaugel, et Sweet spot on juba läinud. see on ammu läinud. Ma vist ei olnud veel sündinudki, kui see Sweet spot juba möödas oli. Kuigi Jay Leno ütles, et kui tema sai ju enda, tal on vist paar Miurat või üks. Ta vist on isegi mitu, ma olen sul videote taustal. Just, aga siis, ta vist aga siis selle ühe Miura ta sai ju tasuta. Sest et ütles, et oli mingi aeg, kui neid autosid nagu keegi ei tahtnud Ameerikas, keegi osanud neid remont, ühesõnaga varuosasid ei olnud saada ja ta oli lihtsalt nagu mingi peavalu, et ma vii minema. Ja siis aga praegu vaatasin seal samas Ian Tyrelli garaažis, et seal siis osteti oksjonilt siis restaureerimist vajav auto, mis oli kuskil Saksamaal sõitnud alates 1973. aastast, on ju, ta oli ka üle värvitud, ta oli igasugu, ilmselt oli avariid teinud ja nii edasi. Aga ta ei olnud nagu väga hullus korras, aga ikkagi oli vajas nagu täielikult lahtivõtmist kokku panemist, et siis see auto osteti oksjonilt $1,3 miljoni eest. 1,3 miljoni euro eest. Ja siis arvatavasti selle nagu, ma ei tea, palju see siis restaureerimis selleks võib-olla mingi paarsada tuhat ikka läheb, arvan. Et siis nii palju maksavad need autod. Ja kuidas mul ei ole ka mingit final bossi autot, ma ei tea. Ma veel küsin ühe asja. Aga Ameerika autod, on sul mõni Ameerika auto, mis tundub huvitav? Sest et sul praegu ei ole ühtegi. Ei ole jah, siiamaani. Ja meil ei ole ühestki ameeriklasest ei ole juttu olnud. Ei ole jah. GMC Typhoon on üks selline wishlisti autosid. Ja, see on päris huvitav. Aga jah, Prantsuse autosid mul ka ei ole veel olnud. Citroen, ma ikkagi unistan ka ühest Citroenist. Mis see on, SM? SM oleks väga hull auto, jah. Aga samal ajal kuidagi, mul on vaja, vähemalt praeguses staadiumis, mul on vaja automaatkastiga autot, et SM-isid ei tehtud vist automaate. Ja siis mul nagu, või tehti või? Ühesõnaga, need on ka, ütleme, see sweet spot on mingi 30 aastat tagasi, et see on nagu ammu, see on ka juba kosmos. Aga TS-id on ka toredad. Aga siis on, ma vahepeal käisin vaatamas üht XM-i ka, mis on minu arust nagu väga cool, aga ma arvan, et see on ka juba see sweet spot oligi mingi võib-olla paar aastat tagasi. See on nagu läinud juba. Et need on ühesõnaga need tõstetava vedrustusega naljakad, mugavad autod. Jah, ma vahepeal vaatasin ühte BX-i, üritasin isegi ühelt oksjonilt osta. See on ka Marcello Gandini disain. Jah. Et, ma olin küll parim pakkuja, aga see omanik ei olnud nõus selle raha eest. Kuule, ma ei tea, mina räägiks veel, aga kell on palju ja teeme teinekord uuesti. Võtame mingi, võib-olla läheme kuskile süvitsi või võtame mingisuguse riigi autod või mingi ajastu autod, vaatame. Jah. Midagi poolest. Kuule, aga aitäh, et sa tulid ja väga tore oli. Jah, teinekordki. Okei, teeme nii.